Tšau. No nii, tere kõik podcasti kuulajad. Täna mul on siin siis uued neiud. Miks nii? Sellepärast, et ma olen kutsunud kohale oma ala professionaalid. Täna me hakkame rääkima siis missindusest ja sellega seotavatest teemadest, et rohkem siis anda teada, mida see maailm endast kujutab ja siis ka võib-olla anda inspiratsiooni meie noortele neiudele, et miks osaleda. No nii, kõigepealt siis ma räägin ära sponsoritest ja siis me hakkame tutvustama teid. Igatahes nagu ikka meie spordiriiete siis sponsor Luminescence Collection. Mul on täna seljas ka ilus must kollektsioon. Meeletult mõnus. Mul on nii mõnus olla see lihtsalt ja aitäh, et te ostate. See on lihtsalt nii armas. Mul on nii hea meel. See teeb südame soojaks ja ma olen mega tänulik. Nii et minge shoppama, kasutage ikka endiselt meie koodi, ütle välja 10, aga siis Y ja A-ga. Vot. Ja järgmiseks meie sponsoriks nagu ikka on Glam Upper. See siis tegeleb ikkagi kosmeetika, toodete tootmisega, imeline kulmukeel või kulmukeel pigem. Mul on peal ka praegu, kulmud on nii paigal, et need ei liigu mitte kuskile. Ma võin kas või minna, ma arvan, Pirita randa ja need on ikka paigal. Et super toode ja tüdrukud kasutavad ka meil hetkel suht hoogsalt seda ripsmeseerumit ja juba on näha, et ripsmed on palju pikemad. Vot. Ja meie uueks liitujaks on siis Clean Kitchen, kes siis tegeleb siis nii-öelda sellega, et inimesed saavad ise endale valida siis toidud, mis nad tahaksid kodus teha ja nemad saadavad sulle siis kohale kõik toorained, absoluutselt kõik toorained, mis sa vajad. Näiteks mina valisin siis seekord näiteks võikanariisiga, sest ma ei ole ennem teinud seda ja ma mõtlesin, et ma ei hakka neid asju ise ostma, et miks mulle Clean Kitchen väga meeldib, on juba sellepärast, et kogu aeg, kui sa tahad midagi teha, siis koguneb koju neid totsikuid ja purke ja asju ja sa ei kasuta enam neid edasi. Teed ühe korra ära ja rohkem ei viitsi. Ja nende puhul ongi mõnus, et nad saadavad sulle täpselt selle õige koguse. Siin ongi mingid siuksed pisikesed totsikud, nad saadavad isegi maitseaineid, absoluutselt kõike ja tooraine on väga kvaliteetne. Ei ole see, et võetakse esimene ja visatakse kotti. Ei, kõik on ideaalne selles suhtes ja mina olen juba täna süüa teinud nende toorainete asjadega ja nad saadavad ka retseptid, mis on mega mõnus, sest kui sa ei oska süüa teha, siis nagu vähemalt retsepti järgi saad ikka lugeda ja tea, mis sa tegema pead. Nii et mina olen väga põnevil, et nüüd hakata teile kokkama ja näidata, mis ma valmistan. Nii, aga nüüd, kui on sponsoritest räägitud, siis räägime teist tüdrukud. Miks te olete täna siin, kes te olete ja mis teekond on teil olnud siis missindusega? Jah, minu nimi on Anette Mürsepp ja missindusega olen tegelenud juba 6-7 aastat. Wow. Ja tegelikult niimoodi mõeldes, siis aeg on päris kiiresti läinud ja nii palju asju on ju vahepeal juhtunud, nii palju asju on tehtud. Ja tegelikult missindusega ma hakkasin tegelema väga järsku. See tuligi põhiliselt üleöö. Mulle lihtsalt tehti pakkumine 2019 aastal, et kas ma tahaksin osa võtta. Ma ütlesin esimese asjana, et ei, unustage ära. Ma ei hakka kunagi sellise asjaga tegelema. Ma olin liiga arg selle jaoks. Mul automaatselt tekkisid meeletud hirmud, et mis mõttes mina nüüd lähen. Teen sellist asja, ei. Sinna lähevad ju ainult, ongi nagu pilti ilusad tüdrukud, perfektsed Barbie-nukukesed on ju, mis mina ikka sinna olin on ju. Aga see kuidagi see mõte jäi mind väga piinama ja elas minu sees, pakitses seal, ma arvan, äkki 3-4 kuud kindlasti. Kuni ma arvan, et äkki see oli vähem kui 6 aega enne siis võistluse algust. Ma ütlesin, et okei, no kui see sisetunne ei jää vait mu sees on ju, no siis peab minema proovima. Ja niimoodi see alguse saigi ja esimene võistlus ja 2019 aastal tulin ma võitjaks, mis oli minu, ma arvan, elu üks kõige suuremaid minu jaoks saavutusi kindlasti, et ma sain sellega hakkama, meeletu tõestus minu enda jaoks, et tulebki lihtsalt tulla mugavustsoonist välja ja teha midagi sellist, mida sa võib-olla, ma ei tea, igapäevaselt ei tee või tõesti kardad, on ju. Et tegelikult kogu see missindus sai minu jaoks täiesti uue nii-öelda kuue. Minu eelarvamused kõik muutusid
ja ma ütlen, et ma olen väga-väga rahul, et ma selle otsuse ikkagi vastu võtsin. Aga kas olid täisealine, kui sa võitsid? Ja, olin küll, ja 18. Aga kas missivõistlusel osalemiseks sa pead olema täisealine või võid tulla ka nooremana? Tegelikult võib tulla ka nooremana. Meil on peale iluduskuningannade tegelikult ka ju Miss teini kategooria, mis on siis mõeldud selline varajane puberteedieas nooruk on ju. Et selles mõttes, et seal on juba ju tegelikult võimalused olemas ja võistlused ju samamoodi, et kui ongi tõesti soov ka ennast näiteks, ma ei tea, välismaal proovile panna on ju. Et selles mõttes on täiesti okei tulla ka alaealisena meie võistlusele. Ja minu arust isegi mingitele missivõistlustele saab alaealisena. Et kui ma olen ka käinud, siis ikka on 16-17, et täitsa on olnud. Need tehniliselt ei ole see, et vanus hoiab tagasi, et sa võimalest ei saa osaleda? Tead, oleneb. Tegelikult peaks olema ikkagi üldiselt alates 18, et siis juba see, et sa saad üksinda reisida, et kõik need pooled on ju. Aga eks oleneb natuke võib-olla riigist ja et kui kuskil ongi ikkagi see missindus põhimõtteliselt elu küsimus, et sa oledki, ma ei tea, 2-aastasest saadik nagu selle nimel elanud, treeninud ja jõuadki ühel hetkel, oledki 16-17, siis ma arvan, et see riik ütleb, et nende jaoks on okei, et lähebki nii noor. Üldiselt nendega tulevad kaasa ka mingi tiim, meeskond, et siis ei teki ka seda, et kui me käime üksinda, et meil on lihtsalt kergem ka, kui me oleme 18 täis. Et muidu oleks juba see pool natukene keerulisem. Arusaadav. Aga kes siis oled sina meil täna siin? Ma olen Maria-Helen Tõniste ja ma osalesin siis aastal 2021 ja samuti võitsin. Ning ma ütleks samamoodi, et see tuli ka põhimõtteliselt ka üleöö. Et mul ema kunagi tegeles missindusega ja sealt mul kogu aeg ma teadsin enam-vähem, mis asi see on, aga minus ei olnud nii palju huvi või kuidagi sellist, et minust saab ka nüüd miss ühel päeval. Et ja siis, kui ma läksingi Sixtina tantsu- ja modellikooli, mille omanik on siis Tiina Jansson, kes ka siis Eestis iludusvõistlusi korraldab. Ma olingi kuskil siis 15-16 umbes sellises vanuses ja siis käisin seal tantsimas ja siis Tiina ütles kärsku ühel päeval, et kasvad veel natukene vanemaks, saad 18 ja siis tuled võistlema Eesti iluduskuninganna võistlusele. Ja siis ma seal naeratasin niimoodi, ütlesin, et eks siis näis, aga ma teadsin, et ei, et sellist asja ma ei tee mitte kunagi. Et sisemas ma teadsin, et tegelikult see oleks nagu äge asi, mida teha, aga mul ei olnud ka nii palju enesekindlust ja eriti kuidagi see, ma ei tea, bikiinivoor, see oli küll nii, et jumala eest, et sellist, ma ei tea, et see oli, ma arvan, põhiline, mis tagasi tõmbas ja see on ka kindlasti siiamaani kõige selline ebamugavam. Et aga siis oligi nii, et sain 18, ema postitas mingi pildi must siis Facebooki ja Tiina siis kommenteeris, et nüüd ootan su tütart võistlema ja mu ema veel ei öelnud mulle seda, et Tiina sellise kommentaari pani, sest ta teadis ka, et ma ei ole just kõige rohkem vaimustuses sellest. Aga siis ma ise märkasin seda kommentaari ja mõtlesin, et üliarmas tegelikult, et ta ikka mind meeles peab, ikka tahab, kutsub. Ja see, et ma mõtlesin, et aga mis mul kaotada on, et võistluseni oli siis 3 kuud vist, 3-4 kuud ja mõtlesin, et tead suva, et see ei võta mul tükki küljest, ma saadan ära selle ankeedi, et võib-olla üldse ei saagi, mitte kuskile on ju. Ja saatsin ära, siis tuli juba järgmine info, et olete siis oodatud finaali, siis oli juba see, et issand tegelikult kui äge. Ja see andis ka motivatsiooni trenni hakata uuesti tegema, et ennast kätte võtta. Hakkasin kohe talendiks valmistuma, et sugulane tegigi mingi tantsukava veel, et mul oli siis just kuidagi see trennide pool natuke unarusse jäänud. Et siis mõtlesin, mis ma seal talendis on ju teen. Aga tegelikult see andis mingil määral nagu elu sisu justkui, et ma olingi siis just 9. klassi ära lõpetanud ja enne siis gümnaasiumi oli see võistlus vahetult, et siis ongi, et üks eluetapp sai läbi ja siis kuidagi, et algas selline äge uus nagu siis eluperiood. Ja ma ütleks ka, et väga nagu äge, et mul samamoodi, et siiamaani, et kuidagi ma arvan pärast selline nädal-2 olid nii suured emotsioonid, et lihtsalt nagu mõtlesid selle peale ja kuidagi, et mul oleks seda kogu aeg tahtnud veel läbi elada, et miks see läbi sai, et nii äge. Ja siiamaani on hästi äge selle peale mõelda ja kuidagi, et ikkagi, et see toetus, et sul nagu sõbrannad, pere, kõik elab kaasa, et kuidagi tõesti äge, jah, et ja siis samamoodi viis siis paar kuud hiljem juba see võit ka siis esimesele rahvusvahelisele võistlusele Miss Globe'ile, kus ka Anette on ju käis Albaanias. Et oli ka väga väljakutsete rohke ja samamoodi, et olin ka just 18 saanud on ju, kui võitsin.
et siis minna niimoodi täiesti üksinda sellisele suurele võistlusele, et aga eks sealt kõik see enesekindlus ja kõik hakkas sealt siis niimoodi välja kujunema, et tegelikult on äge periood või kogu see teekond olnud. Okei, no mega äge, sest mina mäletan, et mina nägin sind telekas, siis kui sa võitsid, ma veel vaatasin, et ma tahan ka minna ja siis ma läksin ka osalesin aastal siis 2023. Mina siis võitsin siis Miss Bikini, et kui nende jaoks oli see bikiinivoor nagu ebameeldiv, siis mina täiega rokkisin. Kuigi tegelikult meie aastal jäi nagu see lavaline nagu kõndimine ära bikiinides. Et see lihtsalt ei olnud, meil oli kus me olime, Kadrioru lõssis, jah. Et see oleks lihtsalt olnud väga eetiline, et me võib-olla bikiinides seal kõnnime, aga selles me käisime ikkagi spaas pildistamas ja mina küll rokkisin bikiinides, ma olin nagu vaadake. No ja seda oli näha selles suhtes, et see tiitel oli kohe esimesest päevast. Ma läksin selle tiitli järgi ka, nagu ma olin nagu, ma mäletan, ma emale ütlesin, et ma tahan saada kas, muidugi ma tahtsin ka seda Ilutuskuninganna tiitlit saada, sest see on nagu see kõige parem nii-öelda, aga samas mul oli nagu ka, et ma olen mega rahul, kui ma saan kas siis selle Miss Bikini tiitli nii-öelda, et ma tegelikult samamoodi, ma ju valmistusin ka võistlusteks, et läksin trenni ja jätsin ära kõik ebatervislikud toidud ja ikka see nagu valmistumine oli pikk selles suhtes, ikka nägin vaeva. Näha oli, ma mäletan. Mul on hästi huvitav on selles osas, et mina olen ju näinud teie mõlema võistlust selles mõttes, et kui ma mäletan Maria aastal, ma sain siis olla ka nii-öelda žüriis ja ma mäletan Mariat. Maria tuli lava peale, ma mingi, mida? Siuke Barbi või? Nagu reaalselt ma olin nagu mingi, kuule, kui see tüdruk ei võida, siis on midagi väga valesti, sest et kõik see enesekindlus, kõik see hoiak, no reaalselt Marias oligi absoluutselt kõik, mida sa võid seal nagu laval näha, seda lihtsalt paistis teistest nii palju rohkem silma. Ma ei taha öelda, et nagu keegi teine oli mingi halvem, absoluutselt mitte. Sellel aastal üldse olid väga-väga tugevad kandidaadid, aga lihtsalt paratamatult on mingi teatud nii-öelda tüdrukud, kes lihtsalt säravad laval ja sa näed, et ta ei tee seda kuidagi nagu välja pressitult, ta on hästi loomulik, ta naudib, ta võtab selle hetke ja teeb seda asja hästi ja nii-öelda väga nii-öelda sihikindlalt on ju. Ja samamoodi on, aga oi jumal, me lihtsalt Mariaga elasime niimoodi kaasa reaalselt, et jumal, see oli ka ikka kõva. Selles suhtes žürii oli mu lemmik, nagu Maria ja Anette olid seal, olid nagu, et sa teed nii hästi naerata edasi, sa super teed asju, mis sa teed, et see oli tõesti ikka mega kogemus selles suhtes, et see on ikkagi ainult nagu positiivset tagasisidet toonud see kogu nagu see maailm, ütleme nii, et ma käisin ka alles hiljuti, olin oma vanas koolis žüriis ja siis mind tutvustati selle järgi, et ma olen saanud Miss Bikini tiitli, et see oli nagu mega, sest ma ei teadnud, et mind niimoodi hakatakse tutvustama ja siis aga põsad läksid punaseks kohe või nagu vau, ma olen midagi saavutanud ja tõesti, et ma olen küll ikkagi nagu ääretult õnnelik, et ma ikkagi selle läbi tegin, et muidugi ma kartsin ka, ei olnud see, et ma niisama lähen sinna, ikka kartsin ja olin ka, et jumal, ma pean teistele kõndima seal ja näitama ennast ja kõik ju hindavad mind. Et jah, selles suhtes oli see ikkagi katsumus, aga õpetas ikkagi palju. Ja sõbrad olen ikkagi sealt saanud endale. No just, täpselt. Ja see on kõige olulisem minu arust, ongi tõesti see toetus ja ega selliseid asju, ma arvan, ei saavutaks tõesti, kui absoluutselt nagu toetust ei oleks taga. Ja me ikkagi üritasime võimalikult palju olla ka nagu Mariaga see mentaalne tugi tüdrukutele, et nad tunneksid ennast nii nii-öelda mugavalt, kui vähegi võimalik. Et me ongi täpselt see, et me teame ju ise kõike seda, mis seal kõik on ja toimub ja oleme ise selle läbi teinud ja me teame, kui stressirikas on, et see on hästi oluline, ongi see, et ongi nagu Maria ütles, et sa ei saa ilma nagu sellise toeta hakkama, et peresõbrad ja kõik ja kõige ägedam on see, et kui sul on tugiisikud inimesed, kes on selle juba läbi teinud, et nende pealt ongi sul endal kõige parem õppida ja nende sõnu, kui sa võtad kuulda. Vägev, aga mul on ka teile eraldi nagu ütleme siin küsimused ja ei ole see, et me siin nüüd räägime ainult, et kui ilus ja lillene kõik on, ei ole, ärge nüüd seda küll oodake, muidu oleks ju igav kuulata, et mitte kunagi mitte kuskil ei ole kõik täpselt 100% perfektne, see ei ole kunagi nii ja me räägime ka siin teatutest nii-öelda, mis on kas siis reeglid või siis nagu need müüdid, mis tekivad siis missidest nii-öelda,
ja me üritame kas siis neid tagasi lükata või ütleme, et need ka päriselt eksisteerivad või mitte, et seda saate siis teada. Vot, aga kas missindus on veel teemas ja kes on Eestis siis missinduse ema? Ma tahaks öelda, et tegelikult missindus on väga teemas, tänu just sotsiaalmeediale hästi palju, et tänapäeval kuidagi see kajastus on tänu nii-öelda TikToki platvormidele, Instagrami platvormidele väga-väga suureks läinud. Praegu siiamaani Miss Universe võistlusest räägitakse, seda ülipalju kajastatakse, et ma jään ise ka väga palju nendel alati silma peal, Miss World, kõik sellised võistlused, et üldjuhul ma ütleks, et pigem on nagu hea, et meil on nii palju uusi platvorme, kus on võimalik seda maailma kajastada. Võib-olla see ka annab ka nagu tunde, et seda nagu on hästi palju. Sest kuidagi, ma ei tea, mulle tundub, et seda on palju. Kusjuures ma ütlen, see on ainuke, mul on TikTok täis, kuidas missid kõnnivad ja mis võistlused kõik on täiesti niimoodi, et ongi kas need intervjuud kõik, no mul tuleb samamoodi tuleb nagu ette TikTokis, et tegelikult ikka kajastatakse palju seda. Ja, kindlasti rohkem kui kunagi. Ütleme niimoodi. No seda kindlasti. No, eks täpselt, et eks ajas ju muutub. Et kunagi ei olnud seda sotsiaalmeediat, ongi, et näiteks mul ema ajal ka, aga siis oligi kuidagi see, et inimesed istusidki teleka ees, et üldiselt minu arust oli see, et siis televiisoris ikkagi kajastati, et kuskilt ikka teati. Ja et kõik elasid kaasa, võitsid ära kas siis, ma ei tea, üle-eestilise või näiteks, kui mu ema tuli Tartu missiks, et ja siis järgmine päev teadsid kõik teda, on ju, et tundsid ära tänaval, et kohe tekkis see. Et eks nagu oleneb, et kuidas mis ja et kes on rohkem kursis, kes vähem. Aga ma tahaks ikkagi öelda, et kindlasti seda ei ole, et see nüüd hakkab ära kaduma või et see on nagu ära kadunud. Et jällegi eks oleneb kontekstist ja et kuidas siis keegi näeb seda maailma. Ja ega tuleb aina rohkem neid erinevaid üritusi missi teemadel nii-öelda või üldse, et kus sa saad ennast näidata ja ongi võib-olla eraldi veel nagu ka ongi siis, ma ei tea, mis Tallinn või mis Tartu või midagi siukest, et aina rohkem hakkab kindlasti neid juurde tulema. Võiks tulla väga hea oleks. Ma ei tea, ma tahaks küll Miss Saue, ma kohe kandideeriks. Ongi. Sest maakonna ma leian ka, et sellised tegelikult annaks hästi palju juurde. Tahaks ju osaleda, aga kui sa ei ole sellest maakonnast, siis ei saa. Ja ma arvan, see ka kaasaks, et ka need väiksed kohad, too mingid missi valimised, et ja siis tulevad juba need üle-eestilised ja sul automaatselt elab kõik nagu või need maakonnad ikkagi elavad kaasa, et iga maakonna esindaja tulevad siis kokku, võistlevad, on ju. Et tegelikult päris äge asi, mis muidugi võiks absoluutselt taas elustada siis ikkagi. Ja tegelikult me ju teame, et Eestis on nii palju ilusaid tüdrukud ja igal pool räägitakse, et Eestis on kõige ilusamad tüdrukud üldse ja naisterahvad. Neid on meil tõesti väga palju. Nagu päriselt ka, kui sa nagu tänavapildis ka tegelikult ringi käid ja natuke silmad lahti hoiad, siis tegelikult on ju näha meeletult palju ilusaid tüdrukuid. Et nii tore oleks, kui nad tuleksid ka kõik meie missi võistlustele. Sa küsisid, et kes on meie missi ema, on ju. Mina arvan, et see on ja jääb alati Tiina Jansson. Nii see on, jah. Ma ei tea ühtegi teist inimest, kes sellise kirega, sellise armastusega, austusega teeks meie missi võistluseid. Ja tegelikult on ju modellivõistluseid, Sixtine modelli ja tantsukooliga ju korraldanud juba 35 aastat. Ja tänavu ongi meil juubelisündmus ka, mille raames siis tähistamegi Sixtina tantsu- ja modellikooli 35. juubelit. Lisaks, mis teeb selle ürituse nagu veel ägedamaks, on see, et me põimusime sinna sisse ka ju meie missi valimised. Siis sellist suursündmust ei olegi keegi teinud ja sellist ei ole varem olnud, seega see on meie jaoks ka meeletu suur selline ettevõtmine just ja Missis Estoniat on ju Tiina Jansson korraldanud juba 34 aastat, mis on tegelikult meeletu aeg ja töö, mis on selle alla pandud, on ju. Pluss siis Eesti ilutuskuningannast on tehtud juba 13 aastat. Ehk siis me ikkagi räägime nagu aastate pikkusest tööst. Ja vaevast täpselt. Ja sellest sihikindlusest, et ikka jälle iga aasta Tiina võtab ikkagi selle ette ja teeb selle nagu ära. Ja Tiinal on ikka jaksu teha seda, ega see ei ole lihtne. Oi ei, see ei ole absoluutselt lihtne, see on väga stressirohke selliseid asju korraldada, aga ongi see, et kui sul on millegi vastu selline armastus ja kirik, siis tegelikult see ongi see, mis sind tegelikult ju lõpuks edasi veab, on ju, ja paneb sind iga aasta seda korraldama. Ja ma arvan, et Tiina on ka kuidagi, kes hoiab võib-olla Eesti naistes seda naiselikkust sees, et ta nagu süstib seda, et tule ja näita ennast. Ja kindlasti, sellest see sai ka ju alguse tegelikult, et tuuagi
esile ka ongi naiselikkust, sära, ilu, et kõik intelligentsust, et kõik omavahel ju kombineerida. Et jah. Et selles suhtes süstib meisse seda enesekindlust, ütleme niimoodi, et selles suhtes, et seda ei ole, et sa nüüd lähed osaled seal võistlusel ja tuled nagu ebakindlana tagasi, kindlasti mitte, sa saad sealt väga palju enesekindlust. Ja, sest et no kõige olulisem on ju tegelikult ka see, et kes seda veab. Me rääkisime Tiina Janssonist, tegelikult mis on tema nagu minevik, et kui tugev modell, tal on meeletu modelli karjäär selja taga, on ju. Et tal on nii palju edasi anda tüdrukutele, missistele, on ju, naistele, kellele iganes, kes tulevad sinna võistlusele, kõik see elutarkus, mis temal on, kõik ta annab alati tüdrukutele edasi. Et minu meelest see on juba ma ei tea, väga suur motivatsioon ja motivaator tulla nagu võistlusele, lihtsalt õppidagi oma ala parimatelt. Aga nii ongi. No selle enesekindlusega on jah see, et kui sa oled selles võistlus nagu protsessis sees, eks sa paratamatult hakkad võrdlema ennast teistega. Et sellest ei saa üle ega ümber. Võib-olla seal sulle tundub nii, et mul on tihti peale, eriti need esimesed võistlused, sa lähed, sul kaob täiesti nagu enesekindlus. Sa oledki lihtsalt, mõtled, et jumala eest, et mida ma teen siin. Ma ei oska nagu nendega võrreldes kõndida, poseerida, ma ei tea, naeratada. Pole piisavalt ilusaid, ma ei tea, outfit'e, juukse, mis iganes. Ja sul ongi selline tunne, et tõesti mul see esimene võistlus, mõtlesin, et jumala eest. Et läksin lihtsalt nagu nalja tegema sinna, on ju. Aga jah, siis kui sa selle nagu läbi teed ja ikkagi sa kuuled nagu kõrvalt, võib-olla veel eriti pärast võistlust, et siis on need pinged maas, siis tullakse ütlema, et issand, kui ma ei tea, äge, et ma ikkagi nagu täiega elasin sulle kaasa ja arvasin, et sa võidad. Kui sa kuuledki selliseid kommentaare, see ongi see, et paratamatult kõik võrdlevad tegelikult. Sa ei tohi lasta, et sa ju lähedki selle ühe eesmärgiga, lihtsalt nautida, anda endast parim ja kui tekib, siis tekib see võrdlus, aga mitte midagi ei ole teha, see hetk ei saa mitte midagi muuta. Seda ei saa, aga samas jällegi vaata, kui sa miskit saavutad seal või lõpuks selle ära teed, siis sa ikkagi oled ise enda üle väga uhke. Ei ongi ja muidugi, et eks see tulebki, et just, et selle võistlusperioodi sees sa mingid võid tunda seda ebakindlust, aga jällegi ega kokkuvõttes me jõuame sinna, et ilmselgelt see kasvatab, nagu see suur pilt kasvatab nagu väga enesekindlust. Absoluutselt. Aga räägime siis natuke, et kui palju maksab siis üldse nagu krooni nimel nii-öelda võistlemine, et kui sa tahadki osaleda ja mis see maksab sulle ka isiklikult nii-öelda, nii rahaliselt kui isiklikult? No siinkohal ma ütleks, et väga oleneb võistlusest. Seal üldjuhul ongi täpselt see, et seal on pigem on need osalustasud siis ja võib ka lisanduda see, et sa maksad ka lennupiletite eest, aga see täiesti varieerub. Näiteks, kui ma käisin Kosovos, mul oli osalustasu oli 300 €, on ju. Aga ongi täpselt see, et pluss siis lennupiletid. Aga tihtilugu on see, et see kõik oleneb ka ju nii-öelda sihtkohast, kuhu sa lähed, et sa võid saada ka, ma ei tea, lennupiletit täiesti olematu hinnaga, on ju. Aga üldjuhul see kant, kus mina läksin, on ju Kosovo, seal on selline sõjaline olukord ikkagi on ju, et natuke siuke raskendatud, ehk siis võib-olla selle võrra kindlasti võib-olla mõjutas see ka neid lennupiletide hindasid, me ei ütleks, et see nüüd kõige odavam võistlus oli, aga ma arvan lihtsalt seda, et see osalustasu võib-olla kui inimesi ära hirmutab, siis tegelikult ei tohiks, sest et see, mida sa selle osalustasu eest saad, see ei ole lihtsalt see, et sa annad selle raha ära ja sa ei tea, mis siis saab, on ju. Aga tegelikult on see, et kõik pildimaterjalid, videomaterjalid, kõik see söök, jook, kõik, mis selle võistluse sees ju toimub, ongi ju selle sama raha eest nii-öelda. Ehk siis mida prestiižsem võistlus on, seda rohkem sa nii-öelda ka maksad, on ju. Aga samas, kui ma toon praegu enda viimase võistluse Hiinas, siis ma ei maksnud mitte midagi. Et see oligi puhtalt võistluse poolt. Ehk siis ongi täpselt see, et iga võistluse eest sa ei maksagi kogu aeg. Aga see lihtsalt oleneb väga võistlusest endast. Aga kui sa nüüd osaled Eestis võistlusel, palju sa maksad selle eest? No umbes 200 € on vist meie kategooria, et eks see natukene varieerub erinevate kategooriate vahel, et olenebki, et kui palju, mida siis sinna alla läheb, aga üldiselt see tasub väga ära, sest et kõik need meigid soengud, mis finaalipäeval tehakse, ikkagi sul on nädal aega ettevalmistusperiood, pildistamised, koolitused, jah, et eriti see aasta on oodata väga ägedaid koolitusi, väga ägedaid kohti, kus siis pildistatakse, tehakse koosviibimisi, et see kõik on ju selle hinna sees, et
jah Okei. et mina ei ole kordagi leidnud, et kuidagi, et see oli Et oleks liiga palju. Ja kindlasti mitte. Pigem ma arvan ka, et on suht mõistlik. Sest et minu meelest iga aasta no see pildipagas, mida saadakse ja kui professionaalne see on, siis reaalselt no sa ei saa 200 euro eest mitte kusagil meiki ja profipilte koos. Need maksavad tavaliselt alates 350 eurost, umbes midagi taolist. Aga need on nagu reaalsed profipildid ja väga korralikult meikarid, ehk siis ongi see, et noh. Et ei, tegelikult selles suhtes saab palju, ma mäletan, me läksime veel spaasse, meil oli seal pildistamine. See aasta on ka spaas pildistamist asjad, et selles suhtes saab palju selle eest, et ei saa nuriseda. Aga ma korra nüüd küsin nende kategooriate kohta, et või no mitte nagu, et meil on Miss Teini, siis meil on Missid, siis meil on... Siis on Missis Estonia ja Missis Classic ja tegelikult eelmisel aastal lisandus ka Miss Kurvi. Ja, mis on minu meelest nii vägev. Sellel aastal vist ei ole minu meelest. Ja kui nüüd juhuslikult väikse üllatusena ei tule juurde. No see oleks väga tore ju. No see oleks tõesti tore, sest ma räägin eelmine aasta sellist enesekindlust sa ei näe mitte kusagil, kui oli nagu reaalselt kurvi kategooriate naised. See oli nii äge vaadata, no lihtsalt vaatad ja nagu imestad, kui palju seda energiat ja pingutamist ja kuidagi tahet on endas naistes. Aga mis vanusegrupis on siis need nii-öelda, kas te oskate öelda, et mis see vanusevahemik on? Missidest ma oskan öelda praegu, ma missised võib-olla jään natuke võlgu, ma igaks juks ei taha valesti öelda klassikutes ka, sest et noh, need pole veel meie pärusmaad, on ju. Need tulevad. Aga umbes peaks jah kuidagi niimoodi, et noh, alates siis sealt 25. 6. saab ka juba olla missis, aga et missis kategooria ongi siis see, et noh, et kui sa oled siis abielus, sul on lapsed, et siis enam jah, missi kategooriasse ei kategoriseeru. Ja siis missis klassik äkki võin ka välismaagas asjad, igal pool on need natukene varieeruvad, aga no äkki kuskil alates 45. 46 oli sellel aastal minu meelest hakkas klassiku kategooria. No ja teini on siis, mis see on mingi 14 kuni 16, 17 ja siis on ka minimiss ja mister, mis vähemalt eelmine aasta oli, et see aasta vist minimiss peaks minimissid on jah. Ja kõik tuleb sellel ühel päeval, et tuleb väga äge selline sündmus. Tulge kohale, me paneme ka selle lingis ja kus te saate pileteid osta, meie kõik oleme seal. Absoluutselt. Nii et tulge kindlasti kohale, ma arvan, show tuleb mega. Ja kindlasti seal on palju tantsunumbreid, üllatusesinejaid, no see aasta on ikka väga palju, mida oodata. No vägev, juba minu aastal oli vägev, et selles suhtes saadki vaadata, kuidas, kas siis, missid siis esitavad oma näiteks neid, mis need on? Talente just, mina näiteks tantsisin bachatat. Ma mäletan nii hästi seda, ma just ennem tahtsin öelda siis, kui sa rääksid enda kogemusest ja ma mäletan, et Jonne etteaasta jäi mulle nii meelde ja nii meeletult meeldi, sest et see dünaamika seal lava peal, see oli täpselt niimoodi, et see oli äge. Hästi vägev. Ja ma igaks juks tahaks täpsustada ära ka, et üritus ise toimub 25. mail ja tõesti see on suurem juba sellepärast, et see toimub Vene Kultuurikeskuse suures saalis, uhkes teatrisaalis, mis annab nii-öelda minu meelest sellele kogu üritusele veel ägedama sellise nii-öelda, ma ei tea, kuidas sa ütles seda. No igatahes elamus on mega, mis sa saad sealt. Et selles suhtes tasub tulla, nii et mina lähen küll koha peale, kunagi äkki osalen uuesti, vaatab. Ja lihtsalt puhtalt ka nendele inimestele ja nendele tüdrukutele, naistele, kes on mõelnud vähemalt korrakski oma elus või vaadanud mingisuguseid videoid nendest või jäänud neile mingisugune pilt-video ette ja neil on peast läbi käinud see, et tahaks nagu ka, aga pole julgenud, siis palun väga, tule vaata see finaal ära ja tee selle põhjal enda otsus, et sellel aastal on väga palju, mitte väga palju, aga on ka üllatus nii-öelda lavalise liikumise kategooriaid. Ehk siis nagu nii-öelda tuleb üks etteaasta, mida varem pole tehtud selle võistluse käigus. Vähemalt mina pole varem näinud ja mulle see mõte väga meeldib, nii et tulge vaadake. Okei, ma tahan ka nüüd näeme seda. Ja, see on nii vägev ja mulle südamest hea meel, et sellel aastal just selline nii-öelda lavalise liikumise kategooria tuleb. Nii et tulge kindlasti kohale. Mina üldse mäletan, miks mina kandideerisin, oli sellepärast, et mõtlesin, et kui mina üks päev saan endale lapse,
siis mina tahaks küll talle kunagi öelda, et tead, mis või, sinu emme on olnud, ma ei tea, mis bikiini või mida iganes iluduskuninganna. No mõtle, kui äge on öelda, et sul on siuke tiitel. Ja, väga nagu reaalselt. Ja. See ongi see, et eriti kui ongi nagu mõtte lapsel tekib selline siuke... Tal on nagu, mul on nii äge ema, vaata, mul on nii ilus ema ja nagu, ja ta on veel nagu saanud veel, just, ja saanud veel tiitli ja see on küll mega nagu, et ma juba sellepärast tahtsin ja ma reaalselt tahtsin iseennast nagu proovile panna, minu arust see on ideaalne koht, kus sa seda teha saad. Ja, nii, et... kindlasti. Väga. Vot. Aga kas see on tänapäeval rohkem show või see on sisu? Tead, ma tahaks öelda niimoodi, et tegelikult sellel on väga palju sisu, aga lihtsalt võib-olla tihtilugu tavainimesteni see sisu väga ei jõua. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et pigem näidatakse seda kui suure showna, sest me näeme üldjuhul alati ju finaali. Me ei näe ju seda, mis toimub enne finaali ja kogu see, mis see sisu pool seal on. Ja, no, ei, ma lihtsalt tahtsingi kõrvutada, et ongi nagu mingi spordiga, aga meie lähme seda võistlust vaatama. Nii ilus on ju, meil ongi silma ilu puhas nagu samamoodi show tegelikult. Ja siis see reaalsus on see, et sul on nagu eluaegne töö seal taga hommikust õhtuni on ju, et eks see kõik ole ju tegelikult sama nagu missimaailmas, et sa saadki tegelikult kõrvutada seda just nagu spordialaga, et see ongi nii-öelda sinu nagu hobi või mingil määral spordiala on ju. Et samamoodi see nõuab ju ongi, et lisaks ikkagi ka spordile, et ennast vormis hoida. Nii palju erinevaid asju, et jah. Et see täiesti ongi varieeruv ja me selle koha peal tahamegi öelda, et tegelikult seal on väga sügav sisu taga. Sest et üldjuhul, kui me käimegi nii-öelda välismaal ka võistlemas, siis need lood, millega inimesed sinna tulevad, sa lihtsalt kukud pikali nagu, et sa vaatad küll, et oi, kui ilusad naised see lava peal on, aga sa ei tea, mis nende sees on tegelikult toimunud või mis nende elus on toimunud, miks nad sinna tulevad. Need üldjuhul tulevad kõik enda lugu rääkima ja need lood on üldjuhul alati nii sellised motiveerivad ja liigutavad ja siis mõtled, et issa, kui väike inimene ma olen. Et nagu täiesti oma mõttetute igapäeva probleemidega võrreldes seda, mis ma ei tea, mõni teine tuleb rääkima, on ju. Et selles mõttes mina ütleks küll, et tegelikult võistlustel on väga-väga sügav sisu sees. Kindlasti, see on ka eesmärk ju. Et jah, tegelikult on väga vale arvata, et see tõesti põhineb ainult välimusel. Et see ei ole seda. Et mis seal ikka rasket on, et lähed kõnnid edasi ja oled ilusti riides, ilusti meigitud, et see tegelikult ei ole üldse nii. Ja ma mäletan, see tagaruumis toimus siuke närv ja pinge ja nagu kui palju sa pead ennast nagu tõestama ja näitama ja just, need kõige pingelisemad voorud ju üldiselt ongi tegelikult intervjuud, et see nii palju ju, eriti rahvusvahelised võistlused hõlmavadki intervjuusid asju ja siis see, kus sa oled lihtsalt ilus ja kõnnid seal laval, see on üks päev, see on finaalipäeval, aga kõik see, mis sellele eelneb, on meeletu töö ja vaev. Just. Aga selleni me jõuame täpsemalt, kus te räägite oma välismaa kogemustest rohkem. Aga kas tänapäeva missindus, või kas see on nagu ajas muutunud või on see nagu väga palju kolinud ümber Instagrami, TikToki või kui palju üldse on muutunud ajas? Ma tegelikult tahaks loota, et see ei ole nii väga tegelikult muutunud. Sest nii palju, kui ma olen näinud mingid väga vanu igasuguseid videoid ja asju, siis ma ei ütleks, et seal oleks midagi teistmoodi võrreldes tänapäeva võistlustega. Finaalid tunduvad ikka täpselt samasugused on ju. Aga muidugi võib-olla see sisu pool on ehk ajas muutunud, sest ma tõesti ei tea, milline see oli mingi 30 aastat tagasi on ju. Võib-olla lihtsalt see inimeste nagu suhtumine. See hetk kuidagi oli see missindus tõesti nii, et oligi nagu tippsündmus. Nagu ma enne juba ütlesin, inimesed istusid telekate taga, elasid kaasa. Sa võitsid, su nimi oli tehtud, täpselt ega oligi. Et paraku tänapäeval sellisel määral või kuidagi sellises formaadis seda enam ei ole, mis on tegelikult kurb, et võiks ka sellises formaadis olla. Aga jällegi, nagu me ka mainisime, et sotsiaalmeedia on see, et kus siis saab seda kõike ju väljendada, kaaselada ikkagi väga palju YouTube'i vahendusel. Ja ülekandeid tehakse õnneks väga palju siiamaani ja neid on võimalik alati ju järgi ka vaadata, et kui ei jõua, et siis tegelikult on ju põnev ja huvitav. Sest ma mäletan, et minu ema rääkis mulle, et kui sinu ema võitis, et siis see oli üks suur sündmus selles suhtes, et see läks nagu väga laiali, et tema on nüüd uus miss või oli vist. Ja võitis, kes mis Tartu ja siis äkki tuli
no see igatahes see oli suur sündmus selles suhtes, et see ikka läks niimoodi laiali, et olidki üleööga kuulus Eestis, et just väga palju nagu maailmas, võtame just need Aasia riigid näiteks, no ega seal on siiamaani, sul on tõesti nagu elu küsimus see, kas sa nüüd võidad või võida, tõesti sa sünnid, sind pannakse kohe kontsa kingadele sinna saali kõndimist harjutama ja seal on tõesti see, et su elutöö, et võidad ära, eriti mingi suure võistluse ja põhimõtteliselt võid nagu, ma ei tea, pensionile jääda, et kõik teavad sind, rahaline kindlust, kõik kaasneb sellega, aga samas sa oled ka pool elu siin alla pannud. Absoluutselt, sest et meie põhilised konkurendid Filipiinid on... Just, et Filipiinid ongi see, kus tõesti hommikust õhtuni oledki saalis ja lihtsalt treenid selle nimel. Sul on kõik, sa treenid naeratuse sisse, kõik, mida isegi ei oska ette kujutada, ja siis see inimene tuleb ja sa vaatad teda, lihtsalt nagu robot, tal on nii sisse ehitatud, kuidagi jäänud juba see kõik. Ta tuleb, ta teab, mitte ükski, ma ei tea, karv ka nii-öelda ei liigu, kõik on täpi pealt paika pandud. Ja siis tuleb, võidab väärikalt ära ja ega sa imetledki, sa vaatadki, et okei, et ilmselgelt sa juba nagu tead tema sellest hoiakust ja kõigest, et ta tuleb ja võidab. Sest teil on reaalselt koolid selle jaoks, kus nad õpivad. Neil ongi reaalselt missikoolid, sa lähed sinna ja sinust tehaksegi reaalselt võitja. Ja enne ei lasta sind võistlema, kui sa põhimõtteliselt on kindlus, et sa lähed ja võidad. Et sellele tõesti võibki eelneda 20-aastane töö ja siis tuled võidad ühe võistluse ja sellega asi piirdub. Ehk siis ei ole see, et kui sa lähed Filipiinidele osalema, siis nad valivad oma rahvuse, vaid päriselt nad on ka head nagu selles. Ja neil on juba enda ju riigisiseselt väga-väga suur see konkurss, et juba selle nimel treenitakse terve elu, et sa seal oma riigis tuleksid võitjaks ja et sa üldse saaksid minna siis väljapoole Filipiini esindama. Sest et nii palju, kui ma kuulnud olen, siis see riigisisene see võistlus on ja see võitlus on meeletu. Ma arvan, see on isegi suurem kui lõpuks see rahvusvahelistel on. Kindlasti, sellepärast, et see on üldse see missi maailm on ju nendele tüdrukutele sisse kodeeritud sünnist saadik praktiliselt. Nad oma välimusega teevad meeletuid korrektuure üldse, et vastata nendele ilustandarditele, mis on maailmas oodatud ja tegelikult nende riigis on väga kõrged ilustandardid. Ma mäletan, et nüüd Hiinas ka, kui meil oli jällegi Filipiinid, imeilus tüdruk, nii ilus ja armas, aga ta ütles ka, et nemad ei söö, neil on kunsthambad, neil lõigatakse nina, sest neil peab kõik asjad olema täpselt nagu sümmeetriline, mingi joonlauaga lähed, mõõdad, kõik on täpselt samasugune nagu. Et selles mõttes ta ütleski, et aga nemad on harjunud. See on väga tavapärane, et nad teevad ninaoperatsioone ja muidugi, see nina on neil esimene asi, mis korda lõigatakse. Et selles mõttes, sest nendel on väga oluline see, milline see nina välja näeb. Ja muidugi hambad, üldjuhul ongi Venezuelad, Filipiinid, neil on kõigil on mänguhambad nagu. Mänguhambu nimetab mänguhambast. No ongi tegelikult mänguhambad. Ongi täpselt see, et esimene asi, mis sa näed, ongi see need hambad ja naeretus, see peab olema särravvalge, see peab olema veel valgem kui see pudel siin on ja et selles mõttes, ma räägin, et ilustandardid on nagu meeletud. Mina ei teadnud seda, et see asi neil niimoodi toimub seal, aga see on väga karm nende riigis. Et mingites piirkondades on tõesti see väga karm ja samamoodi kogu see minimissi maailm, mis Ameerikas siis rohkem toimub ja mille järgi ka võib-olla väga palju kuidagi inimestel ongi see vale arusaam jäänud, et ongi see, et tehaksegi, lõigatakse sind printsessiks ja siis lähed ja võidad ära, aga see, mis tõesti puudutab nagu siis missi valimisi alates see 18+, et et paraku on ka seda, aga et seal on ka siis konkreetselt ka see sisu pool väga-väga oluline. Seega mul on väga hea meel, et meil nagu Eestis nende tüdrukutega on nagu selles mõttes hästi, et see, kuidas neid valitakse, et neil ei ole mingit pinget, et nii, su nina peab olema nüüd kõigil peavad ühesugused ninad olema, muidu sa ei saa mitte kuskile. Ja ka teisi piiranguid ei panda, mis on tegelikult väga-väga oluline. Et keegi tegelikult ei tohiks öelda, et ma ei tea, jälgi nüüd toitumist ja tee nüüd rohkem trenni, kui sa, ma ei tea, kuskile võistlema saad tulla või ma ei tea, mis iganes. Et see kõik ju lõpuks nagu tekitab võib-olla vastupidise reaktsiooni ja ei tea ju, mis põhjused seal taga on ja et kuidagi, et mulle ka meeldib see, et Eestis nagu seda poolt on ikkagi hästi minimaalselt. No seegi hea, ütleme nii. Selles suhtes. Väga hästi. Kas mis peab olema rahvuskangelane või lihtsalt kaunis postkaardil?
see on hea küsimus. Noh, jällegi seal tuleb natukene mängu see, et kindlasti ainult kaunis. No sellest lihtsalt ei piisa. Enam vist mitte, võib-olla kunagi sellest võib-olla piisas. Kunagi võib-olla tõesti. No kunagi oli jah see põhilause, et nagu mul emaga ikka ütles, et mis oli see, et maailmarahu või see jah, ühesõnaga, et ütled selle sõna välja ja siis rohkem vastama midagi ei pea. Ükskõik, mis küsitakse. Ja et mingi küsimus sa ütled selle ära ja siis on oledki võitja kohe. Jah, et tänapäeval on ikka see, et sellest päris ei piisa. Et sul paratamatult sel juhul sisu puudub, et seda kindlasti mitte. Rahvuskangelane on ka selline huvitav nagu väljend. Et ei oska öelda, ma ise käid Eestit esindamas, ma isiklikult ei tahaks öelda, et ma olen nüüd rahvuskangelane, et päris seda ka ei ütleks, et ma teengi seda, mis mul endal hinge soojaks teeb, et mis endale ikkagi rahuldust pakub, et ma ei tee seda kellegi teise pärast. Et kõik see, mis sellega kaasneb ja kindlasti on ka see vale, et kui juhtubki, et ei tule sealt tiitlitega tagasi, et siis keegi ei tohiks ette heita, et ma ei tea, nüüd vedasid meie riiki alt ja sa läksid Eestit esindama. Et okei, jah, sa läksid nagu Eesti alt, aga ma läksin ikkagi ju enda pärast ka ja see kogemuse pärast muidugi ma annan ju parima endast, et ma ei lähe ju lihtsalt sinna lolli mängima. Et seal on nii palju muid poliitilisi asju taga ja nii paljudest aspektidest sõltub. Et see on ka jällegi ainult boonus, kui eriti nii väikses riigis, kui me siin Eestis elame ja kui sa tõesti tuledki mingi võiduga, et see on ainult, et toob seda Eesti riiki esile. Absoluutselt. Nii et on nagu 50-50 täpselt pool et nii ilu kui ka see, et sa oled kohati rahvuskangelane, siis või et sa lähedki oma riiki esindama ja... Ikkagi annad ju parimat ja paljud võistlused öeldavadki seda, et sa räägid ka riigist, mingid turismi võib-olla võistlused, et siis sa ikkagi ju teed reklaami Eestile. Et tood rohkem kaardile või enda oluline on lihtsalt, et sa ei lähegi ennast nagu lolliks tegema. Sa ikkagi tegelikult ju austad, sest et sind tuntakse kui sinu riigi nime järgi. Sinu nime mäleta mitte keegi seal võistlusel. Aga sa oled kõikjal tüdrukutele, Estonia, Albaania, nagu niimoodi nimetataksegi ja kui sa juba teed maine maha võistlusel, siis teatakse, Eestis tulevadki ainult sellised. Ja et sa ikkagi pead oma riiki austama. Selles mõttes sa ikkagi lähed sinna ja teed seda nagu väärikalt. Just. Mu lemmikos on alati see, et kus on nende lippudega olla. Ma ei tea miks, aga minu jaoks on see alati nii meeletult hea tunne, kui sa võtad oma ilusa sinimust valge lipu välja. See soe tunne, siis ma esindangi nüüd enda nagu armast riiki. Või kui on see rahvuskostüümivoor ja sa lihtsalt näitadki nagu meie Eesti ilu läbi nende värvide, mis sul kostüümide peal on. Et selles mõttes see on nii vägev. See on alati väga hea tunne nagu. On. Super, aga räägime siis kõige põnevamast teemast, need on need ilustandardid nii-öelda, et kui sa tahad nüüd missivõistlusel osaleda, siis mis tohib ja mis ei tohi. Et näiteks alustame, ma ei tea, pikkuskaal, vanus, kas on ikka nii-öelda ideaalstandardid esinevad? Tead, mingil määral esinevad. Jällegi see on see, et ei oska üldiselt niimoodi öelda, et igas riigis kindlasti varieerub. On isegi minul paar korda täitsa ette tulnud, et saadan oma ankeedi, et sa pead ikkagi panema seal ju kaalu ja mõõdud. Ja siis tuleb väike korrektuur, et kuule, et pane need mõõdud, et see on see nii-öelda iluidea. Või ma tean ise ka, et see 90, 60, 90, mis on olnud nagu kogu aeg. Et kuule, et pane sellised mõõdud, et see on hea. Ja siis ma nagu olengi mõelnud, et issand, kui ma ei ole nendes mõõtudes, et äkki keegi nagu mõõdab või mõtleb, et lähen kohale ja nad näevad ju proportsioonilt ära, et ma ei ole mingi hull liivakella kuju, on ju. Et siis pärast äkki tuleb mingi jama või saab mingi disklahvi või ka mingi modellivõistlustel, seal võib-olla eriti pööratakse tähelepanu. Aga tegelikult ei ole tähelepanu pööratud, et siis ma olengi mõelnud, et miks üldse oluline on, et sa need nagu mõõdud asjad paned. Et võib-olla kui on ikka väga-väga mööda, siis võib-olla tõesti sealt korralduse poole pealt öeldakse, et kuule, et sellist tüdrukut me paraku vastu ei saa võtta. Et eks üldiselt ikka välismaal vaadatakse need kandidatuurid üle, on ju. Et päris nii ka ei ole, et nüüd lähed enda riiki esindama, aga kõiki lihtsalt paraku ei võeta ka rahvusvaheliste võistluste poole pealt vastu, on ju, et sa pead ikkagi sinna ka enne nagu klassifitseeruma justkui. Aga oleneb ka täiesti võistlusest, et eks igal võistlusel on oma. Ma tean, et see pikkus on küll on siuke pidev probleem, et kas sa ikka oled piisavalt pikk, et osaleda. Et ikkagi vist välismaal on mingid kindlad nii-öelda pikkus, kus peaks algama. Tegelikult tore oleks, kui sa oled alates 72, umbes midagi sellist, on ju. Mina ei ole. Ma olen 166 näiteks. Ma olen 169. No näed. Ehk siis mina tunnen, tegelikult kusjuures, jah, ma iga kord tunnen, kui ma ennast registreerin, et
olen nii lühike, on ju, aga tegelikult kui sa oled koha peal, tegelikult ei ole üldse hullu kui sa midagi. võtad asiaadid, nad ongi ju No, väga loomupäraselt pisikesed. nii pisikesed, neil on mingid sellised platvormid Jaa. all. Noh, ja siis sa vaatadki, et no okei, et nagu teoorias on lühike, samas nende platvormidega täitsa pikk ja kõigil läheb meelest ära, keegi enam ei süvene, kas tal on need platvormid all või Jaa, mitte. jaa. No tegelikult see ei mängi otseselt Jaa, nii jaa. suurt rolli, vähemalt minu arust. selles mõttes, kui tahad, siis küll oled võimeline läbi Küll lööma. saab Jaa. kõike jah. Just, nii et ärge võtke endale seda, et nüüd kuna sa oled nii lühike, siis sul ei ole võimalik mitte midagi saavutada. Ei, see ei ole see kindlasti. võistlusi, mis ongi suunatud Jaa, ka rohkem absoluutselt. lühemad, nii palju erinevaid, et Muidugi, seda jaa. kindlasti ei ole, et nüüd ei leitagi võistlust, on ei, ju. seda pole. aga nüüd, Jaa. kui näiteks tahad osaleda võistlusel, aga tead, et sul on mingi tätoveering või sul on, ma ei tea, ninarõngas või nabarõngas või mida iganes, sinised juuksed, siis kuidas nendega on? Mina pole kunagi enda ninarõngast ära nii-öelda eemaldanud või peitnud, pigem alati saan komplimente sellega. Seega no ninarõngas ei tohiks küll olla see asi, mille pärast võistlemist ära jätta. Küll aga tätoveeringud võivad olla probleemiks. Muidugi oleneb tätoveeringu suurusest. Üldjuhul kästakse need ära katta. Et ongi jah, mida suurem tätoveering, seda raskem on. Seda küll. Jaa. Jaa. Ka minul, ma mäletan võistlustel tüdrukud nagu katsid oma tätoveeringuid. Jaa. Mina küll ei kadnud, sest mul oli suht pisike tätoveering, aga jah, enamus ikkagi katsid. Pigem Jaa, ikkagi miks? tahetakse seda nii-öelda puhast ihu, on ju. Ja. Ja kuigi samas seal tuleb jällegi mängu see, et miks, et just võiks Jaa. näidata omast isikupära, on, Jaa. et kui hinnatakse ka nagu isikupära ka ju väga suurel määral, et no on tätoveering, no siis on. Ja see ju tähendab sulle midagi. Täpselt, Jaa. et see ei ole seda lihtsalt Et kritseldamist. kui see ei ole mingi õudukas, siis ma ei arva, et see nagu peaks olema väga suur probleem. Jah, Tänapäeva ma arvan ka. Aga kas mis peab olema igapäevaselt meigitud või käima igapäevaselt kontsakingade ja kleitide ja asjadega? Võistlusel küll. Reaalajas ei. No ma olen ka nii, et ma ei kanna üldse meiki, ma ei tee juustega midagi, et ei eelista absoluutselt, pigem eelistan ikka mingeid tenniseid ja mugavamaid riideid, isegi kui on mingi pidulikum üritus. Et see, et ma väga nagu lille lööks, see on tõesti, et siis peabki olema tõesti selline väga nagu tähtis või suur sündmus. Et mulle meeldib kuidagi see naturaalsus ja lihtsus, et kuidagi endal on ka palju kergem elada, kui sa ei pea, ma ei tea, iga hommik ärkames mõtled nii, nüüd meik soeng, et kõik juba, et kuidagi, et eks võib-olla mingid, kui sa võidad, siis võib-olla nagu mingid tekib, eks mul endalgi, et varem pole mõelnud sellele, nüüd on järsku see, et okei, et sa oled nagu ilutuskuninganna, et siis paratamatult ise sa ka pöörad rohkem tähelepanu nagu välimusele ja et hakkad ka ise rohkem rõhku panema, et siis ma tundsin, et mingil määral see mõjutas ka mind negatiivselt, et ma hakkasin liiga palju nagu selle peale mõtlema ja ma tundsin ise, et mingi hetk, et ma ei tule sellega toime enam, et nagu ma ei taha, aga ma kuidagi tunnen mingit nagu pinget justkui, et peaks nagu hea välja nägema, et aga tegelikult ei pea, et jällegi. Ka loomulik ilu on ilu. No täpselt. Me oleme inimesed ikkagi nagu. Ja selles suhtes, et meil see tiitel võib olla, ei tähenda nüüd, et me peame minema üle võlli ja olema igapäevaselt meigitud ja säätud ja sätitud. Ja et sa lähedki, ma ei tea, Maximasse näiteks ja siis siis full glammi näkku. Et see tekitab samamoodi minu arust nagu halba ja ka halba kuvandit, et mina ei vaataks sellist inimest väga hästi, et vaatangi, et miks peab. Ja kui sa juba oled loomulikult ilus, siis näita oma loomulikku ilu ja see teeb ka sinust juba nagu missi ja või see nagu enesekinda naise, ütleme nii. Aga Maria, räägime korra sinu soengus. Et me teame siin tegelikult kõik pikkade juustega, vähemalt kui sa või... Pikkade blondide juustega. Miks nii? Ja räägi meile ka natuke, mis vahe on missindusel ja modellindusel. Kas neil on üldse vahe? Kindlasti on vahe, et väga paljud ka kuidagi panevad selle võrdusmärgi sinna vahele, et missindus võrdub automaatselt modellindus ja ma tean, et väga paljud, ma ise arvasin ka mingi aeg ja väga paljud ju missid on ka modellid, aga jällegi oleneb, et mis määral sa tahad modell olla või ma ei tea, milline modell sa tahad olla, et modellimaailmas on ka ju väga nagu erinevad kategooriad, et rohkem selline kommertslik, et teedki oma neid photoshoot, oledki rohkem fotomodell, seal võib igas pikkuses, igas, ma ei tea, iga keha kujuga, seal võib ükskõik milline olla, et aga kui tõesti tahta sinna high fashion'i poole pürgida, mis on minu väga suur eesmärk ja ka vallutada ühel päeval rahvusvahelisi lavalaudu, siis paratamatult tuleb mitte justkui ohverdada, eks ma alguses mõtlesin, et issad, et mu see juukse muutus, et jumala eest, et ma poleks kunagi sellist asja arvanud, et ma hakkan nagu tegema või muutuma, et see on nii suur ikkagi muutus. Aga praegu ma tunnen, et see on äge, et ja tõesti, et see kuidagi
hakkab eristama mind rohkem, et ikkagi tõesti väga vähesed võtavad sellise riski. Sa tegelikult ikka võtsid väga suure riski. Ja mul tuli kuidagi endale üllatuseks ka väga kiirelt tuli see otsus, et davai, nüüd ma olen valmis tegema. Et kui esimest korda agentuuri poolt mulle mainiti, kui ma läksin agentuuri siis oktoobris, et kuule, et liiga igavad juuksed, et midagi nagu võiks teha, et kogu aeg oli mu juuste teema õhus. Siis ma mõtlesin ka, et issa, ma ei tea, et lühemaks võib natuke, aga et naturaalset värvi võin ka tagasi kasvatada, aga issa, poisi peas mõtlesin ka, et jumala eest, et pigem ei ütle mitte nagu midagi, et las see niimoodi rahuneb maha. Aga siis hakkas ka kuidagi teiste inimeste poolt tulema ja fotograafi poolt. Ja kuna agentuuri poolt ikkagi oli õhus see teema, siis mõtlesin, et tead, et tegelikult ei ole kaotada mitte midagi, juuksed kasvavad tagasi. Mul on ikkagi et väga suur kirg on see modellindus, ma olen ju ise selle nimel tööd teinud, et miks matta justkui enda unistusi võib-olla selle alla, et ma nüüd jään, ma ei tea, kahtlema, et kas mulle sobib see juuksestiil mitte. Ja minu arust tõesti väga äge ja et ma olen tõesti väga õnnelik, et ma selle tegin, et see on praegu mul esimest päeva, aga ma tegelikult, ma ei tunne, et ma lähen nüüd koju nutma kuskile teki alla ja ei taha nagu kuskile välja tulla. Ei, minu arust on ka äge. Ära harjuda, aga minu meelest ka. Kohe nagu sa paistad rohkem silma selles suhtes, esiteks sul on juba praegu väga ilus nagu nägu ja siuke kuidagi paistab silma rohkem ja hästi kõik on nii perfektne kohati, ma tahaks öelda su näos ja nüüd see juuksestiil annab veel rohkem nagu siukest eripära sulle. Ja eks ongi see eesmärk, et modellinduses, et võib-olla, et kui kõrvutadagi missindust ja modellindust, et missinduses on see klassikaline ilu. Täpselt mida parbilikum mida ilud blondimad, ma ei ala pikemad juuksed, et kõik see. Aga et siis modellindus on tõesti see, et mida isikupärasem ja mida sellise täpselt erilisema välimusega sa oled, kas siis näojooned on väga erilised, ongi juuksed, mingid muud asjad, et seda suurem tõenäosus on, et sa ühel hetkel jõuad ka tippu või jõuad siis selle eesmärgini, mida sa saavutada tahad. Et ma olen väga elevil ja eks siis näis, kuidas siin kõik minema hakkab ja... meie ikka loodame, et sa vallutad need tipud ära, nii et sa oled ikkagi toonud selles suhtes puhvreid. Muidugi, kihvt. Aga igatahes siis selles suhtes missindus ja modellindus ei ole samasi. No ei ole, tegelikult ei ole. Ja, et väga väikesel määral on ja et kindlasti ei saa öelda, et täiesti kaks erinevat valdkonda. Photoshootidel ikka käid on ja sa pead ikka õppima poseerima ja nii edasi, aga lihtsalt ja kõndima ka. Aga kõik see isikupära temperament, tegelikult kõik on erinev, et missindus on puhtalt see, et sa näitad ennast ja modellindus on see, et sa ikkagi näitad riideid. Et jah. Okay. Et see on see kõige suurem nagu erinevus et seal sa nii-öelda ei tohi hakata ennast näitama, et su eesmärk on ise olla võimalikult naturaalne ja siis kanda riided või et kõik siis see looming välja. No vägev. Ei see on äge, et sa sükest asja ikka teed ja pürgid kõrgele, selles mõttes sa väga hästi sobid sinna ja... Aitäh! Eks see on ka ju missinduse kaudu tegelikult tulnud, et eks ma ju alguses tegin missivõistlusi, siis tegin modellivõistlusi, et eks kõik see andis seda kogemust ja enesekindlust ja viis üha rohkem selleni, et okei, et see on tõesti nüüd see valdkond. Et paar aastat tagasi mind kutsuti modelliagentuuri, ma ütlesin ei, ma tahan saada ainult missiks ja nüüd on kuidagi, et olen justkui selle missi perioodi läbi juba teinud mõned aastad ja nüüd tunnen, et okei, modellindus on see, millele ma siis edasi tahaksin oma elu siis justkui pühendada. No väga äge, see on küll, see on tore uudis. See on täiega äge. No vot, aga võtame järgmise küsimuse. Kas ilus olemine annab privileege või pigem paneb ahelad külge? Anette võib siis nüüd, ma rääkisin nii pikalt juba. Tead, ma arvan, et hästi palju oleneb. Okei, jah, me nagu enne rääkisime ka, et okei, sa võid olla ilus, on ju. Ja kindlasti see mingil määral aitab kaasa, aga kui sul ei ole jällegi seda sisu ja kui sa oled ülbe ja ennast täis inimene, no siis sul ei ole mitte mingit privileege. Et üldjuhul, kui sa ikkagi ussitad see, siis see tuleb paratamatult välja. Et mina ei arva, et need nagu kuidagi omavahel käsikäes käiksid. Et Okay. Ehk siis peab olema nii seest ilus kui ka väljast ilus. Absoluutselt. Tasakaal on väga oluline. Kui sa oled seest ilus, siis sa ju automaatselt ju peegeldad ka seda välja ja see kõik energia, mida sa endast välja annad, see ju, ma ei tea, inimestele ju annab ju automaatselt sinust mingisuguse kuvand tegelikult.
et kui sa oled üliilus, aga kui sa oled ülbe, ennast täis, sa ei ole ilus ju. Sa ei ole minu jaoks, sa ei ole ilus. Ja sa võid olla pilt ilus või tähendab, et sa ei pea olema pilt ilus ja kui sa oled nii enesekindel, siis sa automaatselt hakkad seda inimest vaatama, et issand, kui kena ta on. Ja piirgad seda nagu ilu välja. Ehk siis tegelikult, nagu me jõudsime järeldusele, sisemine ilu on olulisem kui välimine ilu tegelikult. No võt, super. No näed. Nii et tasakaalus peab kõik olema. Just, ega nii ongi. Aga räägime nüüd korra müütidest, et kõige võib-olla tuntum müüt võib-olla missinduse osas on see, et mis või ilus võrdub rumal. Ja et missid on lollid. Eks paraku, nagu see on missimaailmas, modellimaailmas on, et tegeled sellise valdkonnaga. Jah, oledki nii-öelda ilus, kõnnid kuskil, ma ei tea, midagi rasket ei ole, tegelikult see ei vasta tõele. Ja siis automaatselt eeldataksegi, et kui sa sellist asja teed, siis sa järelikult teedki seda, ma ei tea, sellepärast, et sul ei ole võib-olla tarkust antud. Jah, et sa ei oska mitte midagi muud teha, kui lihtsalt niisama ilus olla ja niisama edasi-tagasi jalutada seal lava peal on ennast lille lüüa. Et tegelikult, nagu me ka rääkisime, siis toimuvad intervjuud. Ja tegelikult see nagu mõjutab väga palju. Kui sa mingit sousti suust välja, et siis mitte keegi ei võta sind tõsiselt. Ma räägingi, sa võid jällegi olla nii ilus, kui sa tahad. Aga ongi täpselt see, et väga oleneb see, mis jutu sa suust välja. Et üldjuhul võidavadki need, kes on kõige targemad ja kõige, ma ei tea, selles mõttes paremad ikkagi. Ja enesekindlad. Nii igas selles kategoorias on ju. Ja et selles mõttes on see küll tegelikult minu jaoks väga suur müüt. Ja. Mul on ka tundnud, et võib-olla kuidagi see müüt tuleb ka sellest, et mis see võrreldakse nagu Barbidega, et Barbi filmist nad on pilt ilusad aga samas neil puutub see sisu ja see, kas nad üldse oskavad midagi öelda ja nagu ongi see world peace, mis meile on nagu sisse nagu kuidagi kasvatatud, aga tegelikult see ei ole päris nii. Ei ole, mul on endal ka selle sama lausega on iga kord niimoodi. Ma üldjuhul mõtlen alati, et kas sa midagi paremat ei suutnud välja mõelda, et minu jaoks on see juba nii ära leierdatud, et mis maailma rahust ma siin Eestis räägin või üldse on see, et mingi maailma puhtus on ju nagu okei, ma saan aru mingitest riikidest on ju, kus sul ongi reaalselt see mustus, see kaos, absoluutselt sa seisadki selle nimel on ju, ja see on minust väga äge, kui sa võtad selle enda südame asjaks, sest et sul on sellega riigis midagi peale hakata on ju. Meie Eesti riik ei ole ju must ja räpane võrreldes mõne teise riigiga on ju. Et mis nagu koristusest, ma ei lähe ju mingi Pirita randa, mul peab koristadagi seal midagi on ju. Et ma ei hakka ju lolli mängima ja jälle mingit mängukuvandit looma, et ma nüüd päästan maailma ja ma ka koristan siin Tallinnas ja kus iganes on ju. Et tegelikult minu enda teemaks on väga palju näiteks vaimne tervis ja minu jaoks on väga oluline, et inimesed julgeksid sellest hästi palju rääkida ja see on ka üks asi, mida mina tavaliselt võistlustel enda südameasjaks võtan, et mina ei kavatse rääkida asjadest, mis on nagu mind ennast ei huvita või mida ma nagu väga siin enda riigis teha ei saa. Ma ei saa ju tõestada seda see ei tundu ka ju usutav, kui sa täpselt ma olen ka alati mõelnud, et muidugi nende riikidel on eelis, kellel ongi rohkem neid keskkonnaprobleeme ja rahutuste probleeme, et nad räägivadki nii südamest, nad saavadki nagu, neil on nii, iga nurga peal on inimesi, keda aidata teha. Muidugi meil leidub ka, aga ongi, et ikkagi Eesti on ju tõesti võrreldes väga paljude riikidega ikkagi nii hea elukoht ja nii puhas ja kõik need teemad. Et siis ma olen ka mõelnud, et mida ma saaks sellist suurt teha, et ma tunduksin ka üliasjalik, et ma ei ole ka lihtsalt seda välja mõelnud, et ma saan reaalselt nagu rääkida, mida ma teinud olen, on ju, et aga jah, et täpselt, et siis ongi, et siis leiagi see teema, mis sind nagu ennast huvitab, nagu ongi see vaimne tervis ja see on üha kasvav probleem ja see on nagu tore, kui ikkagi selliseid asju ka välja tuuakse. Eriti nagu meie vanuses on seda väga hea edasi anda, sest et paratamatult maailm struggle'ib väga nagu sellega. Et kes siis veel, kui mitte meie oleme need, kes lähevad sellest nagu rääkima ja endale südameasjaks võtma, et minu arvates on see väga-väga oluline teema. Aga lähmegi siis edasi, ütleme nii-öelda siis selle teemaga, et mis tegelikult toimub nagu lavalaudade taga nii-öelda, kui sa nii-öelda otsustad kandideerida siis missivõistlustele ja nüüd hakkabki see võistlushooaeg pihta, et siis treeningud, toitumine, vaimne pinge, kõik vaimne tervis, kuidas see mõjutab, mis sa teed või milline see protsess välja näeb? No
ma ei hakka isegi ilustama, see on väga stressirohke selles mõttes, aga no mis ei oleks, vahet pole, mis valdkonnas või erialal sa toimetad, et paratamatult, kui sa midagi ette võtad, siis tore oleks, kui sa selle hästi ka ära teeksid, on ju. Ja kui sa seda paratamatult hästi tegema hakkad, siis ilmnevad mõningad komplikatsioonid. Et see on paratamatus, aga eks kindlasti see ettevalmistusperiood on üpriski stressirohke, et pead natukene ikkagi oma toitumist vaatama, aga mina tavaliselt ei sea endale selles osas mingisuguseid ulmelisi dieete. Ei, ma lähen nii stressi sellest, kui ma tunnen ennast, et ma nüüd pean hakkama ennast piirama. Mul hakkab täiesti kristi vastupidi. Ma hakkan rohkem sööma, ma olen veel rohkem stressi, ehk siis ma üritan tasakaalustada pigem rohkem seda, et okei, jah, et sa ei söö iga päev mäkki, on ju. Aga samas ma ei taha ka seda enda võib-olla nagu, kui mul tuleb isu, siis ma lihtsalt lähen ja söön, on ju. Et selles mõttes mina ennast väga ei piira, aga ikkagi üritan jah, seda tasakaalu pigem luua rohkem. Aga ma ei tea, võib-olla Maria oskab rohkem rääkida, aga temal on modellivõistluse poole. Ma ütleks ka nii, et alguses, kui ma alustasin, tõesti, sa ei teadnud sellest valdkonnast mitte midagi, just mingit täiskasvanuks saan, pole elu näinudki, on ju. Ja siis lähedki, lihtsalt tore, saad välismaale kuskile, lähed võistlema, on ju väga äge. Ja siis lähed nagu kohal, siis saad päriselt aru, et kui palju tööd sa tegelikult oleks selle nimel pidanud tegema. Ja ma ütleks nagu, et jah, mul see distsipliin üldse, varem aga üldse, ma ei tulnud selle peale isegi esimese paar aastat, et võiks natukenegi toitumist jälgida. Tegelikult natukene oleks võinud. Aga see, et ma nagu üldse ei jälgi, trenni on mitte täiesti nulli, just läksin nii, kuidas parasjagu olin, on ju. Et eks see stress ikka tekib kõik see riiete poole ja see on alati, et jääb viimase öö peale, siis terve pakid, on ju, ühesõnaga. Aga kõik see toitumise ja trenni, eks see paratamatult hakkas ka rohkem siis, kui mul endal tekkis see modellinduse teema, kui ma hakkasin neid modellivõistlusi käima, et siis ühel hetkel, ma ju sain nagu aru, miks ma nagu teen seda, et mu eesmärk, tõesti ei olegi lihtsalt käia seal sõna otseses mõttes lolli mängimas. Et siis on see, et kui ma lähen, siis ma tahan ka ju endast kõik anda ja siis mul oli juba seda kogemust, ma olin näinud, et mis see päriselt endast kujutab, mida ma selleks tegema pean, et ise ennast hästi tunda ja siis ma kuidagi õppisin ka ennast rohkem kuulama ja nii-öelda armastama seda enesekindluse teemat kõik, on ju. Et siis jah, kuidagi ja tegelikult see mängib väga suurt rolli, et kui ma nüüd viimastel võistlustel olen käinud, mis ongi rohkem need modellivõistlused, ikka väga palju annab juurde, kui sa tunned ennast oma kehas hästi ja sa lähedki sinna juba nii, et sa oledki nagu võitja, sa oledki selle juba suhtumisega ja ega nii tulebki, ega muidu ei tule seda võitu ja. Jaa, nõustun täielikult sellest, ma mäletan ka, kui mina nii-öelda kandideerisin, siis ma mäletan, et 2 nädalat enne võistlema, ma teen hästi palju trenni, ma sain hästi korralikult, ma ei tarbi mingit Red Bulli ega mitte midagi, ma sain ilusti hakkama ka sellega, aga ma sain aru, et natuke hiljaks sellega võib-olla, et ma oleks pidanud varem alustama. Et selles suhtes, aga eks ta ikka mingid nagu vaimsed pinget tekitab, sest ma räägingi, kui sa lähed koha peale ja sa näed nüüd tüdrukud, kes seal võistlevad, siis sa oled nagu, et okei, ma oleks võinud ju teha midagi. Aga siin ongi samas see, et nagu tegelikult kõige ideaalsem ongi leida täpselt see tasakaal jällegi. Et mitte see, et muidu sa, kuidas jumal juhatab, sul endal on ka ju tervis ja kõik enesetunne parem, kui sa regulaarselt toitud tervislikult ja magad hästi ja kõik need teemad. Ja siis on palju kergem, et sul ei teki seda stressi, sa oled juba enam-vähem valmis, natukene võib-olla suurendad seda trenni tegemist, jälgid ikka natukene, need kõik tulevad paratamatult, aga mitte see, et sa nüüd mõtledki viimased nädalad, et pekki küll, et nüüd pean kõik muud kohustused eemale lükkama ja ainult elan seal trennisaalis. Mingi kapsa põlandi peal ja siis sa põled läbi ja see kõik läheb aina hullemaks ja see lihtsalt, see ei pea vastu nagu niimoodi. Absoluutselt. Nõustun täielikult. Aga kui me nüüd räägime võib-olla siis sellest, et ma tegelikult tahaks teie isiklikku lugusi kuulda, võib-olla mis on siuksed nagu vürtsikamad natukene, et milline on välismaalase korraldustiim võib-olla või mis kogemused teil sellega on ja mingeid põnevamaid lugusi oma missi teekonnast? Sul on kindlasti neid, mul on üldiselt on vedanud võistlustega. Minul ei ole väga mingeid intriige olnud, aga neid tegelikult on väga palju, kindlasti leiab. Selles mõttes on huvitav jah, et meil nagu meil Mariaga on jah see, et Marial kuidagi on hästi ladusalt, kõik kuidagi sujub ja kõik läheb, on ju, ja minul kuidagi on iga aastaselt ükskõik kus võistlusel ma lähen, igal pool juhtub midagi. Et just nagu teiste tüdrukutega, õnneks minuga otseselt, on mõningad asjad juhtunud, aga õnneks vähe. Et selles mõttes jah, see stress on, aga selles mõttes vähemalt juhtub nagu teistega, mitte muidugi halba sooviks, aga lihtsalt, et selle võrra nagu hea. Aga
mis mul võib-olla endal ongi see, et võib-olla esimene võistlus, kui ma läksin siis välismaale, samamoodi meil oli siis Miss Globe'i võistlus, kus siis Maria on ka käinud. See oli minu jaoks väga suur proovikivi ja ütleme niimoodi, et see kestis siis üle 2 nädala, no umbes 2 nädalat, natuke peale. Ja ma arvan, et vähemalt pool sellest ajast ma iga päev nutsin ennast mul oli magama. Ja üks asi on need intriigid, teine asi on reaalselt see, et sa jõuad reaalsusesse ja nagu sa oledki üksinda seal, see stress ja pinge, see koormus on nii suur, et noh, sa ei tule toime sellega ja siis sa oled seal põhjust üksinda, on ju. Ja siis ma jäin veel lennust maha, kui ma läksin ja siis järjest tulid mingid jamad, see oli koroona aeg, on ju, et siis pere ei saanud tulla, jäid koroonas, ühesõnaga, et kuidagi järjest juhtusid sellised asjad, et siis ma olingi üksinda, mõtlesin ka, ma olin 2 päeva olnud, mõtlesin, et ma lendan koju tagasi, võt täiesti suva. Ja mul oli täpselt sama tunne, et oligi täpselt see reaalsus, sest et tegelikult meid ju visati täiesti tundmatus kohas vette. Sul ei ole kunagi olnud sellist asja, et sa oled üksinda esindama oma riiki ja iseennast nagu sellisel maailmas nagu staabil on ju. Et nagu sa pead rääkima terve aeg inglise keeles ennast väljendama, intervjuud, mis on meeletult rasked minu jaoks. Vähemalt, sest et need küsimused olid väga-väga rasked. Väga spetsiifilised just. Ehk siis sa pidid väga teadma enda sõnumit. Aga kuna see oli minu jaoks esimene võistlus, siis ma kuidagi ei osanud üldse ettegi valmistada. Võib-olla kindlasti see sai ka minule saatuslikuks, aga no ma olen selle endale juba andeks, et ei ole üldse hullu, et ju see esimene kord. Mul oli sama. No täpselt, et ju see esimene kord. Sa isegi ei mõtle, sa lihtsalt lähed. Ma ei tea, miks isegi ei mõelnud nagu, et. No täpselt. Aga siis oligi jah see, et mul lihtsalt algselt kahjuks ei vedanud enda ruumikaaslastega, toakaaslastega. Et sai sellist rivaalitsemist, sai kiusu, aga selles mõttes jumal tänatud, ma sain tuttavaks väga toreda Poola tüdrukuga, kellega meil väga selline tugev side tekkis ja temaga ma nii-öelda siis lõpuni selliselt tugevalt ja võimsalt välja läksime ja Poola võistluse pealt, kuna me vahetasime hotelli, siis ma enam nende eelmiste tüdrukutega ei pidanud ühes toas olema. Sain siis teise tuppe selle sama Poola tüdrukuga ja siis ma kuidagi tundsin, et tegelikult kui palju mõjutab see, et kellega sa oled ühes toas ja kellega sa seda tervet teekonda jagama hakkad. Et mul on hea meel, et ma olen saanud kogeda seda negatiivset ja nüüd on mul õnneks toakaaslastega, no bingo, jackpot iga kord lihtsalt. Ma mõtlen ka, et nagu issand jumal, kui ma vaatan alati neid, kui ma lähen võistlustele, mul satub minu toakaaslane ja siis kui ma mõtlen kuidagi nende teiste tüdrukute peale, et huvitav, kas nendes võiks keegi mu toakaaslane olla, siis ei, sest et kuidagi, ma ei tea, praegu kuidagi satub alati see õige inimene, kellega meil tekib automaatselt meeletult selline sügav ja tugev side, meeletu hoidmine, üksteise toetamine, et see on hästi oluline. Et selles mõttes jah, et Globe õpetas mulle meeletult palju ja mul on väga nagu tänulik selle üle, et võib-olla esimene võistlus ei läinud päris nii, nagu ma ise oleksin tahtnud, et julgust ja kõike kasvatas ja kindlasti meeletult palju närvi. Jaa, seda kindlasti. Ja mis ma veel võin rääkida? Käisin siis ka Kosovos võistlemas ja seal meil võistlusele üldjuhul alati satuvad sellised huvitavad bravuuritarid, kes võib-olla arvavad, et ongi nemad ja maailm ja teisi tüdrukuid ei eksisteeri. Ja nemad on nõus minema üle laipade. Selleks, et üldiselt leidub ikka igal võistlusel. Üldjuhul igal võistlus on, et selles mõttes sellega ta võib arvestada, aga see on paratamatus. Igas jällegi spordivaldkonnas igal pool on alati keegi, kes on see mind ei huvita, ma teen, mida mina tahan ja nii tuleb lihtsalt suure kaarega eemal hoida ja üritada mitte tähele panna. Absoluutselt, see aitab väga palju ja see bravuuritar oli kõva bravuuritar sellepärast, et iga päev pidime tema karjumist taluma, tema nutmist, ta oli paanikas, ta ei saanud aru, miks tema tahtmisi ja kõike tema soove. Ma kujutan ette, milline see oli. Ta oli lihtsalt, ta karjus, ta nuttis kõikides ja see oligi see, et põhimõtteliselt nagu, et tooge mulle helikopter ja sõidutage nagu niimoodi, nagu täpselt selline suhtumine, et nagu reaalselt. Ja siis ta ütles meile mõned päevad enne finaali, et ma nagunii tean, et ma võidan. Te võite juba kõik põhimõtteliselt koju ära minna, on ju, et mina juba tean, et põhimõtteliselt te olete tühjad kohad siin kõik. Õnneks ta ei võitnud. Ei võitnud, näed. Ta ei võitnud õnneks, selles mõttes karma ikkagi tuli, ta ei võitnud. Mis siis temast sai, kui ta ei võitnud?
Siis oli maailma lõpp, jah? kusjuures pärast seda nagu ta natuke rahunes maha, ma arvan, ta ego sai päris suure paugu tänu sellele, et ta ei võitnud. Ja nüüd viimasel võistlusel ka Hiinas oli ikkagi see, et minu elu on näidanud, kui sul on näiteks 2 nädalat võistlust, esimene pool, kõik on nii lilleline, kõik on nii toredad, kõik on su sõbrad, kõik saavad väga hästi läbi, hakkab teine nädal ja siis on katastroof. Nii. Ja Maria, kas sul on ka mõni lugu? No eks neid lugusid kindlasti on, et kõigest pole siin aega rääkima hakata, aga no ma ütleks, et sellist rivaalitsemist otseselt väga palju ei ole olnud. Jah, esimesel võistlusel Miss Globe'il pigem, kuna ma tõesti olin ka nii noor ja ma olin üks noorimaid, siis pigem oli üliarmas, et kõik võtsid, et ma olengi kõige noorem pesamuna ja pigem kõik just kuidagi suhtusid nii armsalt, et pigem just, et kogu aeg küsisid, kas mul abi vaja, et nad vaata nägid, et esimene võistlus ja natuke selline kogenematu on ju. Et siis pigem oldi toeks, mis oli ka, ma tõesti imestasin, sest see oli ülisuur võistlus ja ega ma olin ka neid jutte kuulnud, mingid kleite lõigatakse katki, mis iganes inimestel vaata on põhilised sellised nagu rivaalitsemised, mitte midagi ei olnud, et ülisoe õhkkond ja ma arvan, et see Miss Globe, mida ma oleks tõesti just eeldanud, et see on nagu võistlus, kus hakkab megalt rivaalitsemist, seal oli seda kõige vähem. Ja lõpuni välja, et absoluutselt ei tekkinud ka pärast seda, et keegi oleks, ma ei tea, vihane või mis iganes. Ja siis ma käisin Lõuna-Koreas, siis oli tudengimissi valimised. Seal ma sain Miss Euroopa tiitli, aga seal oli küll jah selline lugu, et ma sain Ukraina tüdruku endale toakaaslaseks. No ta oli ka hästi selline bravuuritar, arvas endast üli palju, kuna siis oli just hakanud Ukrainasse sõda, siis ta teadis, see oli ülikindel, et ta võidab. Ja ta rääkis juba kõigile ette ära, et ma olen Ukrainast ja ma võidan, on ju. Ja see oli lihtsalt nii naljakas, kuidas ta nagu presenteeris ennast ja tõesti nii üleolevalt, et nagu et natuke oleks sind hoida sellist madala profiili ühesõnaga, et ta oli ka hästi, oli ülikerge nagu tülli minna, aga kuna mina olin temaga toakaaslane, me saime nii-öelda pestudeks ja tema võttis ka mind kui sellist oma nagu parimat sõbrannat seal võistlusel, siis ma olin just kui tema nagu kaitsetiival, et ma olen alati selline, ma jään nagu ikkagi pigem nagu madalat profiili, ma ei taha kellelegi midagi halvasti öelda ja kuidagi, et hästi selline alalhoidlik ja siis tema oli see, kes ka minu eest ikkagi nagu välja astus ja seisis ja õiendas meie mõlema eest, kui midagi vaja oli. Et üliarmas. Aga lõpuks siis oligi see, et peavõitu ei tulnud ja eks ta siis eeldas, et tema saab selle Miss Euroopa tiitli ikka. Et oli see peavõit ja siis olidki ala mis kontinendid ja need. Ja see Miss Euroopa oli ikkagi väga nagu oluline tiitel ja ta oli nii valmis juba selleks. Ja siis öeldi minu nimi ja siis ta põhimõtteliselt jooksis sealt lavalt ära. Ja selle peale, et kui mina siis selle sain, on ju, siis ma olin ka mingid tissad, aga ma ka tõesti ei oodanud seda, on ju. Aga et see tuli mulle ka suure üllatusena, aga ikkagi väga positiivse üllatusena, aga eks see ikka tõmbas seda seda kuidagi positiivset emotsiooni tagasi, et ikkagi me olime nii lähedased temaga ja siis näha, et kuidas ta nagu reageerib sellele, et ma lootsin, et äkki ta mulle ikka elab kaasa, on ju, et me oleme terve aeg ju kogu aeg ninapidi olime koos seal. Ja siis pärast läksin ka sinna taha ruumi, läksin nagu lohutama, ja näha oli, et ta oli nagu nii vihane, tõesti endast väljas selle peale, et kuidas tema ei võitnud, ta sai ka ainult ühe nagu eripreemia, mis isegi ei olnud temaga seotud, mis oligi ala lihtsalt, et ala sildiga rahu Ukrainale, täiesti X-tiitel, ja et siis ma olin ka üllatunud, et nagu mitte midagi selles suhtes ei saanud, aga et siis ongi see, et nagu et tahaks oma seda nagu ikkagi võitu nagu tähistada, aga siis samas on see teine osapool, kes nagu niimoodi tujutseb, on ju, et eks on, aga sellega jällegi tuleb leppida, et see on jällegi see, et sa näitad ennast ühe inimesena seni, kuni reaalsus on teada ja siis sa võid täiesti ära nagu pöörata. Samas nüüd me saame jälle ülihästi läbi, on ju, et ei ole üldse enam mingit, ma ei tea, eks need ongi sellised hetkelised emotsioonid. Aga nüüd, kui ma viimasel võistlusel Hispaanias käisin modellivõistlusel, siis see tundus just võistlus, mille pärast ei peaks üldse kartma või isegi mõtlema, et mingit probleeme tuleb, on ju, et see ei ole nagu otseselt ka missindus ja suur Eesti tiim oli, et kuidagi, aga et seal just nagu tekkis nagu riikide vahel ja just kuna mind ka ikkagi peeti selliseks üheks nagu väga suureks favoriidiks ja et siis ma pärast kuulsin teiste inimeste kaudu, kuidas siis käisid mingid jutud, et kuidas, et ma pean kindlalt nagu talle ära tegema ja et mind juba vaadati nii, et vist minuga nagu, et mingid tüdrukud, kes olidki siis võib-olla mulle kõige suuremad nagu ka konkurendid, et nad nagu ei suhelnud, et kogu aeg hoidsid sellist kuidagi distantsi, on ju. Et ma olen alati, ma olen nagu nii
tahaks kõigiga nii soojalt läbi saada, suhelda, vahet ei ole, lõpuks see koht on ju. Et tegelikult seda oli nagu valus vaadata ja ja siis kui nagu tuli maa lõpuni välja, isegi ei osanud tõesti loota, ei tahtnudki, ma ei tea, välja näidata seda, et ma nüüd tean, et ma võidan, on ju, et ikka seisad seal, ikka loodad, aga sa ei tea mitte kunagi, mis või kes on ju. Et siis et kui tuli samamoodi see võit nagu mulle ja siis see teine koht samamoodi hakkas seal nutma, õnne ei soovinud, et siis ma tundsin ka, et nii tobe tegelikult, nagu sul on teine koht ja miks nagu, et tee seda pärast üksinda, aga miks sa pead kõigi ees kaamerat ees, sa pärast vaatad neid pilte, sul on mingid nutused pildid, on ju. Et kuidagi kõik sellised ja siis ma pärast kuulsin, et kellelgi samamoodi lõigati seal kleit katki, mida ma jällegi... Aga jällegi, et see, et kuskil mingi modellivõistlusel on jällegi see, et viimane koht, kus ma sellist asja oleks eeldanud. Ja jumal tänatud, et see minule juhtunud on ju. Et kui ma pärast tõesti kuulsin, et ka mingid sellised jutud käisid ja kogu aeg nagu, et hoiti nagu seda distantsi ja nii on ju. Et tõesti jumal tänatud, aga eks me natukene ikka seal Eesti pundiga nagu hoidsime kokku ja valvasime seal üksteise riideid asju, et ega võib ette tulla, see on täpselt see, et täiesti oleneb, sa ei pruugi lõpuni aru saada ja siis pärast tagantjärele kuuled, et mis asjad, nagu mis tegelikult toimub, vaata, et... Ja. Selline draama käib, see on hullem kui vaprad ja ilusad, mis sa telekas vaatad. Kusjuures sellega seoses... kui ma võin veel lisada ühe story, mis on hästi tavaline asi juhtuma võistlustel, millega tüdrukud tegelikult peavad väga palju silmitsi seisma, on sind tahtma ära kasutada. Kuidas? Et kasutavad ära. Ühesõnaga, žürii liikmed, üldjuhul meestes žürii liikmed, kes tahavad sind ära kasutada. Okay. Selleks, et sa saaksid parema koha. Kahjuks väga palju tüdrukud lähevad sinna õnge. Miss Globe'il ma mäletan, mulle öeldi, et eelmine aasta olid palju tüdrukud kasutanud seda võimalust, läksid nii õudsad vanamehed iga kord. See on väga karm teema. Ja siis ma lihtsalt on nagu, et okei, et nagu mis nagu maailmas sa nagu oma peas mõtled. Aga see ongi see, et kui palju sa oled nagu võimeline minema välja, et see tiitel saada endale. Jah, aga nagu, et kus minu pähe nagu ei mahu see, et nagu kas sa nagu päriselt nagu sul on hea olla, kui sa pärast selle tiitli saad või. Et nagu kas see on nagu see, et mille nimel sa nagu tahad, et kas see ausus ja see ei loe üldse enam mitte midagi, et sinu väärikas on ju läinud. Sa ei saa, sa ei võida seda sellega tiitliga. Ja tegelikult nüüd ei ole ainult tüdrukud, kes sellist nippi kasutavad. Ühel võistlusel mul oli kokkupuude sellise asjaga, et rahvusdirektor magas peažürii liikmega selleks, et saada enda tüdrukule parem koht. Sai ka. Mida tuleb ette? Ja kahjuks tuleb seda ette ka, et vahepeal lähevad sellised asjad läbi ja kahjuks tüdruk sai parema koha tänu sellele. Väga karm. Ma loodan, et oli hea siis vähemalt. No ma loodan ka. Aga kui sai parema koha, siis juba oli hea siis. Et selles mõttes, ja see on tegelikult nii ulmeline paratamatus, mis maailmas toimub, aga ongi täpselt see, et meie ei saa sinna midagi teha. Et nagu ebaausust on igal pool, susserdamist meeletult on ju, et ongi täpselt see, et oluline on, et sina ise endale kindlaks. Jah, okei, sa ei saa seda võidukrooni, mida iganes, aga sinu väärikus on alles nagu. Ja ma arvan, et see on nagu kõige olulisem. Sest lõpuks oligi mul see, et ma mäletan, see viimane võistlus, kõik arvasid, et mina võidan. Ja ma kuulsin, et žürii liikmed sosistasid siis, kui nii-öelda oodati seda momenti, et nüüd kuulutatakse võitja välja, kõik on juba mingi Estonia, sest minu toakaaslane oli saanud ka top 5. Ja kõige haigem on see, et üks päev enne finaali, mis minu jaoks nagu purustas kõik ühel momendil, kui lõpuks siis võitja välja selgus, oli see, et mulle öeldi, et sa oled kindlasti top 5. Sa võidad selle arvatavasti kindlasti. Või mitte arvatavasti, vaid päris kindlasti, et sina võitja. Ja mina, kes mul oli terve see võistlus nagu selja taga, elasin selle teadmisega terve järgmine päev ja ma olin nii kindel, okei, isegi kui võitu ei tule, siis top 5, ma tean, et ma olen, sest mulle lubati seda, on ju. Ja kui ma kuulen, et see top 5 tuleb ja ma näen, et minu toakaaslane, kes ma olin 100% kindel, kas võidab selle või top 5 on kindlasti, sai selle ja tema sai siis äkki esimeseks printsessiks või? Siis ma olin nagu mingi, et okei, mida kuradit on ju? Kas nagu päriselt ka või? Nagu, et äkki on ju? Mingis esimas oli mingi ootus ja siis öeldi, et võitjaks tuleb Kosovo. Aga nagu see poleks olnud nii hull,
kui see Kosovo tüdruk ei oleks olnud terve selle võistluse vältel ainult 2 päeva meiega. Ehk siis nagu kõige haigem ongi see, et paratamatult võistlustel juhtub äpardusi ja iga võistlus ei lähe päris niimoodi ja iga võistlus on täiesti sellise erineva mastaabiga, on ju. Osadel võistlustel ongi see, et mida rohkem raha, seda suurema koha saad, on ju, aga no see on paratamatus, on ju. Me ei saa sinna midagi teha, aga lihtsalt oligi see, et minu jaoks nagu ükskõik kes, aga see tüdruk, kes on 2 korda terve selle hullu maja keskel, mis meil nagu oli see 2 nädalat, on ju, 2 korda. Ja see oli minu jaoks nagu täiesti nagu, kuhu ma sattunud olen lihtsalt. Ja no eks sellepärast ongi see, et isegi see on tegelikult nii tobe ka, et kui sulle ette pööldakse ära, et noh, et ma ei tea, et sa ilmselt võidad või sa oled mingi favoriit, on ju. Et siis tulebki tõesti minna nii, et noh, sa lähedki, sa ei oota mitte midagi, sest samamoodi mul viimane võistlus, no ikka loodad, aga noh, see tundubki nii nagu noh, ebareaalne või et kui see hetk päriselt tuleks, et siis sa juba oledki kõik mõtted ära mõelnud, et võib minna nii, et ei tule isegi top 5, no mis iganes on ju. Et no ei tasu, sest et jah, pärast see pettumus on nagu nii palju suurem. Teeks alateaduses ikka ootad ja loodad, aga et siis ongi, et noh, et ei tasu jah niimoodi välja või no üks asi välja näitamine, aga teine asi jah, et lihtsalt enda jaoks, et muidu seisad, et no ilmselgelt mina võidan, on ju, et siis kuidagi. Ja oligi see, et noh, no niigi, ma tundsin ka, et sellel võistlusel ma andsin tõesti endast kõik ja ma pingutasin iga päev nii meeletult ja ma tundsingi, et ma vääringi seda võitu, ma tahan nii väga võita ja siis oligi see, et kui sulle veel öeldakse, et raudselt sa võidad, žürii liikmed tulevad järjest ütlema, siis sa nagu siis ongi täpselt see, et siis sul on nagu tekibki nii suur lootus, et nagu päriselt ka keegi on minu pingutusi tähele pannud, on ju, et see oleks nagu nii super. Ja siis reaalselt ongi jah, et järgmisel päeval mitte ükski nendest asjadest, mida lubati, nagu kõik see top 5 ka täiesti mingi kaos nagu. Ja, no eks see nii ongi ja tuleb valmis olla, see on otsus mõttes kõige hullemaks, et siis saab ainult paremaks minna. No see ongi. Aga see on kurb jah, et väga tihti on ebaõiglust ja ei hinnata selle järgi, et kes päriselt vääriks seda võita. Vähe asja lisa veel. No nii, põnev või väga põnev on. Tulema, on ju. Ei, tegelikult on see, et minu viimasel võistlusel, mis minu jaoks oli nii kurb vaatepilt, oli see, et kui sa näed sellist tahtlikku rassismi. Ehk siis ma võin öelda, ma käisin siis Hiinas võistlemas, on ju, ja mind hoiatati kohe, et hiinlased ei aktsepteeri mustanahalisi absoluutselt. Ja neid koheldakse seal väga halvasti. Jah, võistluse vältel ma nägin ka seda hästi palju, et tegelikult nii korraldustiimi poolt kui igal poolt, et nad olid kuidagi nii tühjad kohad nende jaoks, nad said kõige rohkem õiendada. Meil oli selline juhus, kus meil oli siis pidime catwalki tegema, tegime proove, meil oli fotograaf, iga kord, kui tuli siis mustanahaline lava peale, fotograaf pani kaamera maha. Ja mitte ühtegi pilte ei teinud. Tuleb valge nahaga, sead mis iganes, põmm, kaamera üles ja teeb pilte, on ju. Siis ma olin nagu mingi, mis toimub, on ju. Ja siis me olime linna peal ja mul oli nagu selles mõttes kahju nendest tüdrukutest, nad olid nii ilusad tüdrukud, nad olid nii toredad ja siirad, nad on alati väga nagu sellised positiivselt meelestatud inimesed. Ja see, et nagu, ma ei saanud aru, kas nagu nemad ei saa aru, aga nagu meie, kes olime kõrval, me saime aru ja mina nagu rääkisin ka nendega, üritasin neile selgeks teha, et nagu, ärge laske endaga niimoodi käituda, et see ei ole normaalne, on ju. Et kui me olimegi linnas ja kui tulidki need kohalikud, on ju, ja võtsid oma kaamerad välja, nad läksid nende nii-öelda mustanahalist juurde, niimoodi toksisid neid seal näpuga ja naersid nende üle ja nagu tavakodanikud, mitte nagu võistluse nagu korraldustiim, aga lihtsalt inimesed tänavate pealt tahtsid nagu pilti teha sellepärast, et nende üle naerda. Oppikene. Ja siis mul tekkiski nagu, ja sellises maailmas me elame ja siis mul tekkis nii suur viha selle Hiina vastu, ma ei tule siin nagu kunagi, on ju. Et jah, et minul ei tehtud midagi, aga lihtsalt see, mida sa nagu kõrvalt pead vaatama, siis mõtlengi nagu, et kes te arvate, et te olete nagu, et kuidas te üldse nagu oma peas või kuidas te nagu suudate teistele inimestele nii palju haiget teha, kui nad seal nagu tegid, et lihtsalt ongi jah see, et sa nagu lähed ja näpid, nagu toksid neid näpuga, et kas nad on ikka päris ja mingi, no nende jaoks oligi, no naersidki sulle näkku lihtsalt. Et selles mõttes see oli nagu väga nagu kurb vaatepilt, et see lihtsalt näitaski mulle hästi palju seda maailma pahu poolt, et noh, mis nagu päriselt tegelikult maailmas nagu toimub, on ju.
et selles mõttes sa näed ikkagi meeletult palju, kui sa käid võistlemas ja näed seda head jalga külge. öelda, et see avardab ka väga-väga palju silmaringi, et siis positiivselt, negatiivselt. Ja no ikka näed palju. Täiesti teise ettekujutuse. Üldse, jah. Wow. Õudne, nii kahju tegelikult kuulda, et mõtle, mis enesetunde see jätab nendele inimestele. Üks tüdruk saadeti veel täpselt, ta ei jõudnudki finaali lavale. Nüüd hakkab looma. Ei, jah, selles mõttes oligi täpselt niimoodi, et mustanahalistest jäigi vist ainult 1. Neid oli kokku 5. 4 neist ostati minu arvates meelega, sest see ei ole loogiline, et ostate enne finaali algust neile lennupiletid, et nad koju tagasi saata. Ja nad teevad terve selle teekonna sinuga läbi ja jäigi ainult 1 nagu. Mis sellest ühest sai, kas ta nagu... Of course, jah, ta sai sinna top 10-sse, sest et nad on ikkagi sunnitud panema nemad ka sinna, sest miks ei peaks, on ju. Aga lihtsalt, et see oli nagu nii masendav. Ja tüdrukud olid ka, et nagu mul on nii kahju, et ma ei saa teiega nagu lõpuni olla ja reaalselt väga tugevad kandidaadid läksidki minema, on ju. Lihtsalt nahavärvi pärast. Lihtsalt nahavärvi pärast saadeti lihtsalt eest ära, sest nende jaoks olid nad ees nagu. Et siis mul nagu ongi mõte, et issand jumal, et nagu, kas terve Hiina on selline või? Sest et nagu kõige hullem oligi see, et seda oli nagu igalt poolt, et seda ei olnud nagu ainult ühes kohas, vaid oligi see, et see kuidagi nii hullult peegeldavad seda rassismi, kui väga nad miski pärast vihkavad, on ju, aga ennast peavad nad maailma nagu kõige paremaks rahvuseks üldse. Nagu seal ongi täpselt niimoodi, et nemad ja maailm. Sükst asja ei ole. Nagu isegi meie oleme nende jaoks nagu alaväärsed selles mõttes, et nemad on ikkagi nagu nina püsti, nemad on kõige targemad, kõige paremad, nad elavad meeletus korruptsiooni riigis. Seda on näha. Sest et seal ei ole selliseid sotsiaalmeedia platvorme nagu meil on. Sa ei saa kasutada neid, kui sul ei ole VPN-i nagu, sa ei saa. Sest et meil oligi täpselt niimoodi, osadel tüdrukutel ei olnud, on ju. Ja kui sul ei ole, sa istudki seal, sa ei saa oma perega rääkida, mitte midagi. Sa oled täiesti välja lõigatud nagu... Ongi nagu isoleeritud. Ja, täiesti. Sa oled täiesti X maailmas, täiesti teine maailm lihtsalt, kus sa nagu oled seal. Lihtsalt, aga võiks siis mõelda, et ärgu siis korraldagu neid iludusvõistlusi, kui nad ei suuda nagu teha seda... Pane kriteerium vastavalt kuigi see on nii haige. Kuidas sa saad üldse? Iludusvõistlused just on see, et see just ju tood seda mitmekesisust ja et kõik oleks esindatud, et just nagu maailmast nii-öelda kaotada neid erinevaid... Neid ilustandardeid. Just, et kõik on võrdsed ja siis tuleb selline asi, et kurb jah, aga eks sellega tuleb leppida. Ega polegi midagi teha, ega see on meie maailm kahjuks selles suhtes, et igas valdkonnas... Meie selle vastu otsused võidelda ei saa, me saame ise lihtsalt olla paremad inimesed ja mitte olla sellised nagu nemad seal. Ja olla neile tüdrukutele nii palju toeks ja kui vähegi võimalik. Aga tüdruku, mis tiitleid te üldse võitnud olete? No oligi kõigepealt siis Eesti iluduskuninganna 2021. Siis läksin Miss Globe'ile kohe paar kuud hiljem. Seal sain siis rahvalemmiku tiitli. Ja sellega kaasnes ka siis top 15. Siis minaks võib-olla selline kõige tähendusrikkam oli see Miss Euroopa tiitel, mis ma siis Lõuna-Koreas sain siis aasta hiljem tudengimissi valimistel, et tõesti kuidagi jah, et ma ei tea isegi miks, aga see läks kuidagi kõige rohkem korda mulle. Ja siis hakkasid juba need modellivõistlused tulema ja sealt noppisin tiitleid ja nüüd siis kõige suurem võit tuligi siis ära Hispaanias, mis toimus siis augusti lõpus, septembri alguses ja seal mul siis õnnestus võita, et see on nagu väga äge, et siis ma kuidagi tundsin ka, et võib-olla siis see üks nii-öelda võistluste eluetapp kunagi ei taha öelda selles suhtes, et võib-olla tuleb veel mingeid ägedaid võimalusi, aga ma tunnen, et kuidagi, et võit oli äge, selline äge emotsioon, et võib-olla siis ongi selline hea võimalus natukene siis kriips mingiks ajaks vähemalt tõmmata peale, jah. Väga ja sina Anette? Eestis on ju Eesti iluduskuninganna tiitel, mis on minu kõige suurem südame ära võitud ja kõige rohkem süda on võitnud nii-öelda minu jaoks väga suure tähendusega. Järgmisena, kuhu ma siis läksin, oli siis Miss Globe. Seal ma tulin 20 taskust tagasi. Nii on lihtsalt. See oli minu õppeplatvorm, kus mina kõige rohkem endal kogemusi sain ja järgmisteks võistlusteks kõrva taha panin. Järgmisena läksin ma Miss Earth võistlusele, kus siis ma võitsin ära talenditiitli. Talenditiitel üldse minu jaoks on praegu top 1
mida ma tegelikult alati jahtima lähen. Ma lihtsalt, mul on täielik hasart, ma tahan koguda, sest et ma näen palju vaeva. Minu jaoks on oluline ja see tähendab alati minu jaoks väga palju. Peavõit muidugi kindlasti ka, aga see talenditiitel, kui see taskus on, siis on alati nii hea tunne. Ja järgmisena oligi siis Kosovos võistlus, kus ma tulin tagasi taaskord talenditiitliga, bikiiniga, Miss Balticu tiitliga, siis Miss Freedom, ühesõnaga ambassadorina. Ja see oli ka üks kõige edukamates, just ma mõtlengi tiitlite mõttes. Ja siis jah, nagu tiitlite mõttes ongi kõik. Hiinas ma sellest tiitlit ei saanud, aga sain samamoodi 63 tüdruku seast top 6 siis talendiga jälle. Oho. Ma nii lootsin, et ma võidan selle talendi ära, aga kahjuks Läti tüdruk minu eelmisest võistlusest napsas selle mult käest ära. Ehk siis seekord pidin leppima, aga ma olen ikkagi enda üle meletult uhke, sest et 6 parim hulka 63 seast saada on ikkagi ka minu meelest väga hea saavut. Muidugi. Ülikihvt. No super. Aga räägime, või kõigepealt ma küsin ära, kes otsustab võidu, kas kohtunikud või rahvas? Üldiselt kohtunikud ikkagi välismaal on jah. Okay. Välismaal, see rahvahääletus on ju, aga see on lihtsalt täiesti eraldi, et sinna nagu žürii. Nagu Eestis ka nüüd vaata, et on see rahvale lemmik ja. Nii, aga lühidalt, mis saab pärast tiitlivõitu ja kas see avab rohkem uksi või seab veel rohkem ootusi? Ma arvan, Maria oskab kõige paremini sellest rääkida. No see on ka mõlemat pidi, aga no jällegi, kuidas sa ise seda nagu vastu võtad. Et ma räägin, et eks jah, et kui Eestis see võit tuli, siis alguses sa ei oska midagi arvata, sa isegi ei tule selle peale, et ma ei tea, sa võidaksid, ja siis sa võidad ära ja siis kuidagi hakkab seda kajastust tulema, ja siis ühel hetkel nagu ei saagi aru, et mis sa ise täpselt selleks tegema pead, kuidagi ühel hetkel ei saagi aru enam, et mis toimub, on ju. Et jah, et kas nagu mingid ootus, või et tekib selline väike nagu segadus. Aga et kui sa võtad nagu mõistusega, et siis oota, mis oli, et kas see seab rohkem ootusi või avab rohkem uksi? Jah, et eks see ongi kahe otsaga asi, et aga jällegi ma arvan, et kui sa ise nüüd hullult ei mõtle selle peale, et ma olen nüüd võitnud, ma nüüd täiega mingi, jällegi, et lähen näiteks Eestit esindama, et sa ise sead endale selle või kuidagi paned selle pinge, et kui ma nüüd tagasi ei tule, siis ma olen, Eesti riik alt vedanud. Ei, sa lähed seda enda jaoks tegema ja see on ainult boonus, kui tuleb mingi tiitel või võit. Et siis ma tahaks öelda, et pigem ära sea endale nüüd nii nagu kõrged ootused, pigem alati madalamad ja siis just, et mine muul eesmärgil sinna, et ära mine nagu see, et ma nüüd lähen võitma, on ju. Et ja kindlasti uks avab ka, aga eks oleneb ka, et kui nagu aktiivna siis oled, mille määral ikkagi. Kuidas sa kõik oma tiitlit nagu ära kasutad, et näiteks ongi see, et kui sa saadki näiteks, ma ei tea, mis model tiitli on ju. Et siis nagu, kas see nagu paneb sul mingi pirni põlema, et kuule, et äkki ma peakski proovima, on ju. Või on see, et sain selle tiitli ja läks nagu läks, on ju. Jah, et kuidas sa täpselt ise presenteerid, kui aktiivne sa sotsiaalmeedias, see kõik aitab kaasa, et nii päris ei ole, et nüüd nagu tuuakse kandikul kõik ette. Et võib-olla mis nagu kõige rohkem aitab neid uksi avada, on see, et kui sa midagi võidad, siis sellest tuleb kajastust. Jällegi tänapäeval kajastus on kõige olulisem. Ja kui keegi märkab sind kuskil, siis sellest võib mingi väga äge koostöö või pakkumine tulla, et tahetaksegi kuskile modelliks, mis iganes. Ja see juba omakorda avab uusi uksi, et jah, et just kui tegid seda, kui sa nähtust suurendad, nähtavust, et siis see ongi see, mis sul uksi avab. Jah. Super, aga võtame siis põhimõtteliselt viimase küsimused. Palju te arvate, et mõjutab TikTok ja Instagram ja kõik need sotsiaalmeedia platvormid nagu meie ilustandardeid? Jumal, selle koha peal ma võikski jääda lihtsalt rääkima. Teeme jälle teema, kus Anette saaks nii palju rääkida. See on nii siuke, see trigerdab mind nii meeletult see teema, sest et ongi täpselt see, et jah, me ei saa nii-öelda nende riigisisestele ilustandarditele mitte kuidagi vastu, on ju. Et ongi nagu me teeme näiteks Filipiinid, on ju. Kui seal on juba sisse kodeeritud, siis sa ei saa sinna midagi, meie ei saa midagi sinna teha, on ju. Lihtsalt meie siin see, et nagu, kas meie nagu läheneme ka mõne teise kultuuri ilustandarditest, et kui nemad peavad ninasid lõikama, siis kas tähendab seda, et me peame kõik oma ninad ära lõikama, on ju. Et selles mõttes, mina arvan küll, et TikTok ikka väga palju mõjutab kõik need filtreid, mida tänapäeval kasutatakse. Ma lihtsalt, ma ei tea, me just
äkki kas eile või millalgi rääkisime Mariaga, et mis sa aru, Jaa. miks ilusad inimesed rikuvad ära ennast nende filtritega. No kus sul on selline näolapp antud, et anna kannatust, on ju. Ja sa tõmbad ennast täiesti siledaks, et noh, see Jaa, no kas- milleks, see ei näe isegi loomulik välja, inimene ju näeb, et sul on filter. Jaa. Et noh, miks, et nagu mis see annab sulle, ne? kas seda ma olen ka väga palju tähele pannud, et tõesti nii palju nagu töötlevad oma nägus, et see ei ole enam nagu loomulik. see ei olegi loomulik Jah. ja siis ongi see, et näed päriselu, sa ei tunne äragi enam varsti inimest. Nagu, Ja minu arust see on nagu hullem. Ongi, ja siis mingi ehmatad ära ja siis on teil teine inimene pahane ka, et noh, miks sa nüüd niimoodi reageerisid, on ju. Aga kui sa mulle kogu aeg mingisuguse filtriga seal sotsiaalmeedias otsa vahid, on ju, sul on mingi täiesti mingi nina ongi mingi selline, huuled on mingid sellised, on ju. Et siis ongi nagu see kontrast on lihtsalt nii meeletu. Ja kõige masendavam on see, et meie tegelikult ju oma väga tuntud sisuloojad väga kuritarvitavad meie arvates seda ja siis ma mõtlengi, et mis eeskuju sa oled. Et kui sa ütledki, et ma ei tea, et olge loomulikud, olge ilusad, mingi hoolitsege enda eest, aga kui sa tuled oma mingi filtriga sinna Instagramisse, siis no millest sa räägid, kogu sinu eelnev jutt on minu meelest täiesti prügikasti visatud. Et noh, ise ma räägin sellest, võiks maailm rääkida sellest teemast, see on Võiks, nagu... Aga lõpetuseks, tüdrukud, kas te tahate midagi lisada? Tahaksite öelda midagi võib-olla praegu meie kuulajale? Mina lihtsalt arvan seda, et kui teil on vähegi soov või tahtmine ennast võib-olla proovile panna. Lihtsalt proovile. Tullagi mugavustsoonist natukenegi välja. Igas mõttes arendab nii palju erinevaid külgi. Tõesti, et jah. Riietus, meik, soe, no kõik, mis üldse saab ette lugeda, et igal juhul tasub väga ära. Ja tasub proovida ja tegelikult kogemuste pagas on ülisuur. Ongi täpselt see kogemuste pagas, sest et sellist kogemust sa ei saagi ju mitte kusagilt mujalt, kui just nii-öelda sellest maailmast osa ei võta. Et kui sind ei huvitagi see välismaale võistlema minek on ju, tule Eestisse, tule saa see äge kogemus, tule tutvu nende vägevate naistega, kes sinna tulevad. Et minu meelest, ma ei tea, see on minu meelest nagu nii meeletult inspireeriv enda ümber koguda nagu naisi, kes päriselt ongi ägedad, ilusad seest väljast ja väga inspireerivad. Ja kõigil on oma meeletu lugu rääkida üldjuhul. Ja see tekibki nagu missi perekond, et see ongi su teine perekond ja tõesti, et tõesti on nii ägedad nagu naised ja kellel ongi juba elukogemust ja kõike. Sa õpidki nendelt ja ma tõesti naudin ka seda aega, kui ma saan nendega koos olla. Et noh, ja sa tõesti tunned, et sa arened, et tõesti et nii motiveerivad nagu ägedad inimesed ja ongi enesekindlad ja noh, eks mis seltskonnas sa oled, et ega sa ju nagu liigud ka selles suunas ja muutud ise samasuguseks paratamatult. Et mina väga soovitan ja igat pidi mõjub nagu ainult positiivselt. Ja, ehk siis, kui on vähegi soovi, siis on veel võimalus sellel aastal kandideerida. ilutuskuningannad@gmail.com meilil. Tule proovi, saa osa ja ma luban, et sa ei kahetse reaalselt. Ei, seda ma nõustun. Ja kui sellel aastal, siis järgmisel aastal. Aga kui sellel aastal sa ikkagi otsustad, et ma ei tea, kas ma tahan osa võtta, siis tule päriselt vaatama. No see on nii vägev. Esiteks ongi see, et sa ei istu ja vaata ainult seda missivalimist, vaid sa saad osa nii vägevast Sixtina tantsu- ja modellikooli show'st. Seal on sellised tantsukavad, ma arvan, kõik oleme pikali maas seal. Nii et, nagu, et selles mõttes on nii vägev, et tulge kindlasti saage sellest osa ja tulge, lähme räägime juttu ja absoluutselt, tutvuge meiega ja see oleks tõesti väga äge. Just, ja 25. mai siis pileteid saab Fentast, paneme selle lingi. Paneme lingi ja nii, et tulge kohale ja mina annan ka teile väikse küsimuse või nii-öelda saate mõelda selle peale, et milline on teie jaoks siis ideaalne miss või milline see ideaalne miss peaks siis välja nägema. Aga igatahes, aitäh teile tüdrukud, mega tore oli. Aitäh sulle. Ikka alati hea meelega. Ja ütlen ausalt, mul ei oleks kedagi teisi olnud kutsuda, sest mul on ikkagi oma ala professionaalid, see on nii, et oli väga tore episood ja aitäh teile. Aitäh sulle ka. Tšauki, tšau!